Teil ikka saame tere öelda. Jaa, nüüd saab siia juba ka tere öelda. Ma ei tea, mida on arvutiga üldse teeb. Meil on hea tegelikult 5 minutit aega, aga siis saavad inimesed juba koguneda. Issand, võtta ma vaatan, mida mul see siin teeb. Ja kuna meil ongi väga eluline live, siis ongi kõik näha, mida me siin toimetame. Käroli tuleb ka kohe tagasi. Aga mina ütlen tere ja mina ütlen seda, et kõigil, kellel on küsimusi juba ja kes ei ole jõudnud neid lingi kaudu edastada, siis igale poole kommentaaridesse saad kirjutada. Kas nüüd üldse kuulda ka on või? Ja andke märku, kas on kuulda ka. Et siis me teame. Ma arvan, et äkki ikka on kuulda. See TikToki sellest ei saa praegu üldse aru, mis seal on. Läbi arvuti vaatan hoopis teistmoodi. Nii, kas me siin keegi kirjutab kommentaare? Ei kirjuta. Ma näen, meid on kuulda küll. Rona näitas. Jaa, väga tore. Aga põhimõtteliselt jah, mingi 3 minutit on meil aega, et me natukene, ma arvan, ootame veel. Et inimesed on arvestanud kella 6-ga. Näe, seal ka toimub TikTokis. Aha. Väga huvitav. Isegi arvutis saab asjad toimima panna. Jaa, isegi nii, et levi ei ole ja ühtegi seda kinnituskoodi ei tule, siis kui asi peab töötama, siis ta töötab nii, et... Jah, me pole isegi interneti. Jah, aga me räägime ikka. Siis net võib vahepeal hakkida, aga seda ei tea kunagi. Jah. Ehk siis see, mida ei ole vaja kuulda, see ei tule läbi, see jääb meile. Ja see, mis on vaja, siis see tuleb läbi. Jaa, aga tegelikult me võime sellest alustada, et vähemalt minu käest on inimesed küsinud, et miks just teie ja kuidas just teil kahel see mõte tuli, et laivi teha. Nii et ma annan sulle kohe hea võimaluse vastata sellele küsimusele. See tuli kuidagi nii spontaanselt vabas voolamises. Ma ei tea, see oli iseenesest suhtega ei olnudki mitte midagi ette planeeritud. Võib-olla sellest, et kunagi, millal me tegime 2 aastat tagasi või? Jaa. Oligi vist 2 aastat tagasi ja siis... Jaa, sa peaksid üsna täpselt teadma, millal see oli. See oli 11 kuupäev tegelikult, kui me tegime. 11 november me tegime, jaa. Oli jah. Aga ei, miks? Ma ei tea, Kadriga on huvitav selles mõttes rääkida, et temaga nagu läheb see jutt iseenesest kuidagi, et ei pea, ma ei tea, ette mingi scriptionit endale kirjutama ja nüüd sellest kavas kinni hoidma. Kõik on nagu siuke hästi vabalt läheb kuidagi. Pluss teame 11 ju põhimõtteliselt terve elu ju. Ma olin väike pätakas, siis hoidsin mind Marinaga koos. Naabrid põhimõtteliselt ühest majast pärit. Jah. Ja, kuidagi. Ja see on selles suhtes ka huvitav olnud, et siis kui sa Pärnus elasid, siis me ei saanud kokku, et see kuidagi inimestega alati nagu nii, et kui see õige aeg on, siis nagu vahet ei ole, kus sa elad, et sa saad pigem nagu siis kokku, kui see õige aeg on. Mitte see, et sa oled ühes kohas ja hakkad nagu vägisi punnitama, et hakkama midagi tegema. Pärnus me elasime suht lähestik üksteisele, aga 2 korda nägime. Jah. Ja põhimõtteliselt, kui sa ära läksid, siis hakkas tulema. See on nagu nii huvitav, et jaa. Aga põhimõtteliselt on täpselt 6. Nii et, ei tea, tere kõigile, kes siin vahepeal veel tulnud on. No see Facebookile ei sobi meie internetiühendus, ütles, et ühendus on aeglane. Aha. Facebookile ei meeldi see teadlikkus, mida meie tahame siin edastada, aga me loodame, et siis muudele kanalitele meeldib ja te võite vahepeal märku anda selle kohta, et kas tuleb ilusti läbi ja kas on kuulda või hakib või ühesõnaga jagage tagasisidet. Kuidas on. Aga ma arvan, et lähme äkki nende küsimuste juurde kõigepealt, mis meile tulnud on. Et ma arvan, nii on aus, et inimesed on aja võtnud ja küsinud, et kõigepealt aitäh teile, kes te küsisite ja kuna ühesõnaga me siin kõik seadmed on töös, siis need küsimused on meil peas ja südames ja kuskilt maha ei loe midagi.
aga esimene küsimus, mis minul meeles on, tuli siis ühe inimese poolt, et kuidas meie suhtume sellesse, et on siis Ukrainas see sõda. Kui palju see nagu, noh, kuidas see mõjutab nagu meid ja kuidas siis meie tuleme selle olukorra oma mõtete ja ärevusega toime. Ehk siis see hirm, et see sõda jõuab, eks ju, meie inimesteni. ma ütlen korra Mariale vahele, et see on sellepärast tõenäoliselt udune, et meil on interneti leviga siin veits probleeme mingil põhjusel. Ma arvan, et on sellepärast udune. Nagu pole hullu, kuuled ikka, ei peagi nägema. Peaasi kuulda on. Aga jah, seoses selle sõjaga, vaata, mul oli... vaata see internet ei taha toimida, nii et hakkab Instas seal vahepeal lükkab välja. Aga mul oli jah selle sõja teemaga, kui see küsimus tuli, siis ma nagu mõtlesin kohe, et ma ei oska sellest otseselt midagi rääkida, sest et ma ei jälgi meediat, ma ei vaata teleka. Ja, et see minus ei ole seda sõjahirmu, nagu ma olen pigem vaata seda tüüpi, et tuleb, mis tuleb. Ja ma tegelen nende asjadega siis, kui need tulevad, sest et see hirmus elamine tegelikult ei anna mitte midagi. Ja ma saan rääkida ainult energeetilisel tasemel sellest, et ma päris nii ei saa rääkida, et ma juba endal mingi asju kogun kuskile ja mingi pommivarjendit otsin. Ma ei karda seda niimoodi. Ma ei tea, kuidas sul on. Ma saan aru, et inimesed kardavad, aga miks nad kardavad, ongi ju see, et inimesed jälgivad meediat. Jaa, see on kindlasti üks hästi suur asi, et me ise nagu sama mõtleme, et kui küsitakse ka, et miks näiteks just teie sobite koos laivi tegema, siis ma ütlen alati seda, et inimesed, kes koos midagi teevad, neil on alati midagi ühist. Ja noh, mina olen näiteks see inimene, kellel pole telekat kodus olnud, ma ei tea, mis ajal. Tegelikult ma valetan, mul on telekas olnud niimoodi, et kui ma olen kolinud ühest kohast teisi, siis see telekas on mul lihtsalt kogu aeg olnud kaenlas ja ma olen teda kolinud. Ja siis selles kodus, kus ma praegu elan, ma lasin ta lõpuks seina peale ära panna, sest ta oli lihtsalt mul igal pool ees, aga mul ei ole telekapaketti. Et selles mõttes ma ütlen sama, et üks soovitus on see, et tõmba juhe välja sellest hirmu tekitajast. Sest et kõike seda, mida meile igapäevaselt meedias sisse söödetakse, see kõik käib kogu aeg alateadvuses ja sa kogu aeg protsessid seda ja see, mida sa peale tarbid, see kogu aeg hakkabki sulle neid emotsioone tekitama. Et pigem mine metsa, selle asemel öeldakse. Ma ei tea, ma mõtlen, et see nagu elada hommikust õhtuni selles hirmus, et sõda tuleb, see nagu ei lahenda mitte midagi, et seda ju sellega tekitad lihtsalt ise endale rohkem seda stressi ja hirmu ja me ju keegi ei tea, kas see sõda üldse jõuab siia või ei jõua või kui jõuabki, siis millisel viisil ja mitte keegi ei tea ju seda. Jah, et noh, et mida sa selle teadmisega tegelikult teed või kuidas sa nagu ette valmistud selleks, et... Reaalselt sa ei saagi ette valmistada, mismoodi sa ette valmistad, nüüd ütleme, hakkavad siin need sireenid tööle, nii edasi. Ja see on ju kõik käigu pealt ju, kas sa nüüd lähed metsa või kus sa lähed või mis sa teed. Jah, et... Lihtsalt tuleb käigu pealt kuidagi. Ma ei tea, mina ei oska just sellel teemal nagu niimoodi rääkida. Lihtsalt point ongi selles, et kui inimesed nii hullult kardavad, siis see tekitabki seda kaost ja hirmu nagu nii palju juurde kuidagi ka nagu ühiskollektiivi, vaata. Aga eks see on see, mis meile teha ka tahetakse, et me elaksime mingi hirmus ja oleksime ühiskonnas sõltuvad. Jah, sest juhtida on ju kõige lihtsam neid inimesi, kes alluvad. Et selles mõttes, et mida rohkem sa oled ju meedia poolt siis nagu mõjutatav, siis seda kergem, seda vastuvõtlikum sa oledki sellele hirmule ka. Sest ilmselgelt, noh, nagu sa ütled, et kui need sireenid tööle hakkavad, siis keegi ju juhib seda olukorda, mis edasi hakkab tulema, et kui ma ise iga päev selle peale mõtlen, see ju mitte kuidagi ei muuda nagu seda olukorda, et noh, me oleme kõik ju tegelikult nagu loojad ja me saame nagu selles, nagu kuidas ma ütlen, me saame nagu luua selles piiris, mis nagu meile endale võimalik on, et ma saan mõjutada seda enda igapäevast elu. Et mul ei ole mõtet nagu mõelda sellest kaugemale, mis ei ole nagu minu mõjualas või minu nagu sfääris. Huvitav, see TikTokis live hakib, ma ei tea, kas Instas ka live hakib või? Te võite jah kommentaaridesse märku panna, et Üks variant on see, et me saame lihtsalt otsida teise koha, kus teha. Jah, kirjutage äkki Facebooki ja Instagrami kommentaaridesse ka korra, kuidas teil siin on.
sest Insta sai ka mitu korda Oli, see, et ta läks välja sealt või Facebookis tähendab. Okay. Aga praegu ta vist ei ole Facebookis välja läinud. Näe, vaata, ühendus on aeglane, vaata Facebookis. Ta lööb kogu aeg seal ette ja vaata, siis ta lööb välja sealt ja siis ta connect'ib mingi hetk uuesti. Üks variant on vaata verandal proovida. aga kas keegi kommentaari saaks kirjutada või? Siis me ikkagi nagu teaks. Sest et see ümberkolimine ja sättimine võtab siin jälle aega, ma ei tea võib-olla, kuidas seal õues 5 minni. segajatega on. No seal jah, hakib. Okay. TikTok hakib, ma arvan, üle ja nad on suht võib-olla sama. Näe, Facebook hetkel korras. Ta vahepeal nagu viskab välja sealt. Seal tuleb kogu aeg, et live disconnected ja siis ta paneb selle live uuesti sisse tagasi. Okei, aga kui me paneks selle äkki praegu kinni lihtsalt ja jätkame siin ja vaatame, kuidas läheb või? Nagu siin öeldi ka, et pilt on hästi udune. Kas endiselt muidu, kas kuulda on muidu hästi, kas pilt on ainult udune või on halvasti kuulda ka? Näevad, ta suutub seal kogu aeg, ühendus on aeglane. Jah, aga kui ta on aeglane, kas ta siis katkeb ära ka päriselt või on kuulda ikkagi? Mu tädi ütles, et ta olen instasokk. Kus see Facebookis? Kas Facebookis, kui te olete siin vaatamas, kas keegi saab märku anda, et kas iseenesest on okei kuulda või ta viskab ikkagi väga palju välja, et kas me peaks vahetama kohta? Vaatame korraks, kas keegi. No Facebookis on kõik korras. Vahet ei ole, las see TikTok läheb nii, nagu ta läheb ja las see olla siis. Me seda ei vaata. Vahepeal vaatame. Okei, tuleb sul ka mõni küsimus meelde, mida inimesed küsinud on ja tuleb veel kord meelde, et äkki on veel kedagi, kes tahab selle sõja teemal ise kaasa rääkida või on kellelgi mingid kommentaare seoses sellega või? Jaa, kindlasti kirjutage kommentaare, et mis näiteks teid aitab ja mis teie nagu soovitused on, et Mõtlen just see, et me läheme nii kiiresti sellest ühest teemast üle, ilma keegi kaasagi rääkida. Ja mul oli jah selle, kui ma mõtlesin selle küsimuse peale, et kui sul see sõja küsimus tuli, siis mul oligi kohe see, et issand, mida ma sellest veel räägin, ma ei oska ju sellest mitte midagi rääkida. Ja ega ma ei oskagi. Nagu selles mõttes, et ma ei oska inimesele soovitada, et mismoodi nagu ta peaks tulema siis toime sellega, et ei kardaks nii palju. Ära vaata telekat, ära kuula meediat ja ongi mõne jaoks see võib roosas mullis elamine, aga nagu... Aga see on nagu tegelikult just see teadlik tähelepanu suunamine sellele, mis aitab sul selle hirmu ära võtta, et sa peadki teadlikult ju tegelema sellega, sest et kui sa seda kogu aeg seda telekat nagu edasi vaatad, seda raadiot edasi kuulad, siis sa kogu aeg toidad seda hirmu nagu edasi. Aga kui sa suunad sellele tähelepanu millelegi muule, mis võtab sul sealt tähelepanu ära, ehk siis see ingliskeelne lause, et kuidas see oli, et energia läheb ju sinna, kuhu seda suunad. Kui sa suunad hirmule, siis su hirm kasvab. Kui sa suunad ta millelegi, mis tekitab sulle hea tunde, siis ju kasvab see hea tunne. Et su tähelepanu, ühesõnaga, et see fokusseeri see tähelepanu nagu millelegi muule. Mulle tundub, et see võiks olla võib-olla üks selline... No ma ütlen, et mind ennast toetab hästi palju, nagu ma ütlesin, mine metsa, eks ju. Et see looduses käimine, et sa oledki nagu päriselt seal kohal, sa keskendud sellele, et sa kõnnid seal, sa kuulad neid loodusääli, et see päris kohalolu nagu selles siin ja praegu hetkes on see, mida sa mõjutada saad. Jah, see hirmus elamine ei muuda mitte midagi selle koha pealt. See on nagu tulevikus elamine. Sa lood ju tulevikku tegelikult. Aga sa lood selle sama tunde pealt, mis su sees kogu aeg on. Jah, tuleb, mis tuleb ja küll tegeleb sellega siis, kui see asi käes on. Jaa. Ma arvan jah, et sellest teemast nagu polegi väga rohkem midagi rääkida, sest et pole mõtet mõelda asjade peale, mida pole veel tulnud. Jah. Vaat see on see sama nagu puuduses elamine, et kas sa märkad seda, mis sul olemas on või sa oled kogu aeg nagu selles, mis sul puudu on. Et võib-olla sul on nagu peaaegu ideaalne elu, aga sa näed ainult seda ühte asja, mis sul nagu puudu on. Et võib-olla see sõjahirm on natukene nagu sarnane, et kui sul muu elu on nagu hästi ja korras,
pane see fookus ja tähelepanu sellele tänulikkusele. Et see võib-olla aitab ka nagu seda hirmu lahustada. Jah, ja ära tarbi meediat. Sinuni ei jõuagi need hirmsad uudised ja asjad. Jah, või vali, mida sa tarbid sealt meediast, et võib-olla päris ära me nagu jätta ei saa ja siis ei poleks neid külalisi ka sinna evistena. Aga vali jah, neid kanaleid, mida sa jälgid ja mida sa kuuled. Arvan, et see on küll see. Aga jah, teiste head mõtted on ka kindlasti oodatud, et rääkige ka kaasa. Tundub, et keegi ei taha sellele sõja teemal kaasa rääkida. Okei, aga võtame siis järgmise küsimuse. Sulle on tulnud midagi? Oota, ma ei mäleta nüüd enam, mis oli telefonis nüüd ju. See terviserevusega seoses. Aha, okei. Ma ei mäleta, mis see küsimus täpselt oli, aga kas ta oligi, kuidas toime tulla selle terviserevusega või? Ühesõnaga ilmselt on mõeldud siis seda, et kui on mingisugune terviseprobleem inimesel, natukene tegelikult sarnane selle sõjaolukorraga, kõik on omavahel seotud alati tegelikult. Et see, kui sa keskendud sellele nii-öelda sõjahirmule või kui sul on tervisega seoses mingi hirm, sa keskendud kogu aeg sellele tervisega seotud hirmule. Mul on endal muidugi selles mõttes nagu hästi hea isiklik näide selle koha pealt, et mul on aasta jooksul olnud 4 silmaoperatsiooni ja 3-kordne silmavõrkesta irdumine siis. Ehk siis 3-nädalase vahega olid mul 3 operatsiooni niimoodi järjest. Ja iga kord, ma jäin tegelikult ühest silmast pimedaks. See võrkkest tuli nii lahti ja siis läks 3 nädalat ja tuli uuesti lahti. Siis ma enam päris pimedaks ei jäänud, aga see nägemine ka nagu täielikult, eks ju, ei taastunud. Ja siis see periood, kui see oli nagu esimest korda tuli lahti ja teist korda tuli lahti ja 3. korda tuli lahti, siis ma saan väga hästi aru, mida tähendab see tervise ärevus, sellepärast, et sul hakkab nagu see teema luupima. Et sa kogu aeg mõtled, et issand, ma ei saagi sellest nagu välja. Aga mis siis, kui nüüd uuesti tuleb? Ehk siis mis mind nagu selles olukorras aitas, oli ikkagi seesama, et sellisel juhul ma ütleks, et ei aita nagu ainult see, et ma ei mõtle selle peale või et ma panen tähelepanu mujale, et ma ei tea, hakkan mingit töötullut rügama. Vaid siin on tegelikult nagu see koht, kus sa pead sellesse tundesse nagu sisse minema, et sa peadki lubama endal tunda seda hirmu, aga sa pead suutma nagu jääda selle juures vaatlejaks niimoodi, et mitte see hirm ei võta nagu sind üle, aga sa näed, et sinu sees on lihtsalt see emotsioon ja see vabaneb, see läheb nagu välja, siis sa tead, et lõpuks tegelikult saab kõik korda, et see abi on alati olemas. Et nüüd tulekski ilmselt nagu vaadata ikkagi nagu sinna sisse, et mis täpsemalt seda terviseärevust nagu põhjustab, et ma arvan, et see sõltub ikkagi nagu väga palju nagu sellest ka, et mis see sümptom on ja mis seda ärevust seal juures nagu põhjustab, et kas see on ka mingi kordumise hirm või see on hoopis hirm, et midagi võib juhtuda või midagi võib minna hullemaks või et mis see hirm nagu täpselt seal on ja kus see nagu tuleb. Et hästi oluline on ikkagi jõuda selle juureni, et kus see nagu alguse on saanud, sest kõik saab kuskilt alguse. Ma mõtlen ka või, kas ma ei tea täpselt vaata, mis seal terviseärevus all nagu silmas peeti, et kas need paanikaod ja need ärevushäired ja need on, et nendel on ka ju tegelikult põhjuseks on vaimsed asjad. Et vahest ju ärevushood tekivad, näiteks ongi stressist, kui sinus ongi väga palju pingeid, mida sa ei lase välja, et tuleb tegeleda selle juurpõhjusega. Peadki lihtsalt endas nagu selgeks tegema selle, mis seda põhjustab. Täpselt nagu sa ütlesidki. Et ega muud lahendust sellel ei ole, et sellega ei toimi see, et ma nüüd ei tee sellest välja ja ma nüüd panen endal roosad prillid ette ja lähen edasi. Et see pigem süveneb selles suhtes, et ega paanikahäireid on ju sellised, need mis süvenevad on ikkagi päris hullud, ongi inimesed on lõpuks haiglas ju nendega, et see pole ka siuke naljaasi. Aga terviserevus, ma mõtlen, et mul endal on üle 10 aasta olnud see liigeshaigus, et igapäevased valud, aga nagu ma ei tea, ma ei mõtle selle peale, mis tulevikus saab. Ma räägin, ma ei ole seda tüüpi inimene. Elu terve pohhuism on selle asja nimi. Ma ei ole ja seda tüüpi inimene, mul on nagu kuidagi
ja ei nagu eks ma olen vaadanud küll, mis selle haigusega kaasneb, onju. Et ongi see, et võid mingi ratastooli jääda ja mida iganes veel, aga nagu see, et selles mingis hirmus elada või mingi mõelda, et mis tulevik toob. Minuga ei juhtu mitte midagi. Kõik hästi. ja ütleme need ärevus ja paanikahood on ilmselt need, mida ma võiks öelda julgelt, et väga suur osa inimestest ikkagi kogebki väga tihti. Ja ütleme, et see tervisärevus ka, et millest see keha sulle räägib, et millest see ärevus või paanika siis nagu tekib, et tegelikult ju sind üritatakse suunata kuskile või näidata sulle midagi, et sa oled nagu milleski valel teel. Et kui ma oma sellele silmateemale nagu tagasi vaatan, siis ma näen väga konkreetselt, et ma olen õppinud psühhoterapeudiks ja ma tegelikult tean, et see terapeudi ja tervendaja tee on minu tee. Aga ma nagu kuidagi tüdinesin ära sellest mingi aeg. Ma tahtsin midagi muud ja siis ma avastasin ühe projekti, millega ma tegelema hakkasin. Mitte, et see projekt oleks otseselt vale olnud, mul oli väga põnev ja see oli väga arendav minu jaoks ja kõik. Aga see mingisugune tunne kogu aeg oli mul nagu tagataustaks, et see nüristab mind, et ma räägin kogu aeg nagu inimestele ühte ja sama asja ja mu enda loomingulisus on kinni. See minu naiselik loomine oli tegelikult täiesti kinni. Ja siis ma nagu, võt see oli nüüd see koht, kus ma panin siis selle tähelepanu mujale, et ma ei vaata seda kohta, et ikkagi nii äge projekt ja ma tegelen sellega edasi. Ja siis juhtuski see esimest korda, see silmaoperatsiooni või see võrkkesta irdumine. Ja sellega läks korda, ma tulin koju ja ma hakkasin edasi tegelema sellega. Ja siis oli teist korda. Ja siis ma sain juba väga selgelt aru, et okei, et siin on nagu see, et mind püütakse sellele rajale uuesti tagasi suunata. Et ma ju tean sisemuses, et see on nii minu teema ja siis ma hakkasin uuesti nii-öelda inimestega töötama ja siis tuli see Hiina meditsiin minu ellu, et ma läksin Hiina meditsiini õppima ja ma täna nagu näen, et kõik see asi, mis on õige, see nii voolab. See on nii loomulik kuidagi ja mitte, et need õpingud sellepärast nagu kerged oleksid absoluutselt mitte, et seda materjali on ju nii palju ja see inimese tervise valdkond on nii lai. Aga samas, et see on nagu, sa tunned sisimas ära, et see on nagu põnev. Et see paneb sul nagu silmad särama ja just see, et see looming on nagu lahti. Et see ei ole nagu see, et sa saad ennast nagu väljendada. Aga see on vaata jälle üks asi, vaata see, et sa hakkad vale asjaga tegeleda, onju. Et siis annab su keha sellest märku ja see onju. Aga teine asi on jälle see, kus on sul minevikust nüüd lahendamata probleemid, ehk siis jõuame tagasi lapsepõlve, onju. Aga ma arvan, et need on siuksed asjad, millega enamus inimesed ei tule iseseisvalt toime. Sest et ma ei taha öelda, et inimesed on vaimselt nii nõrgad, et nad ei saa hakkama, onju. Aga lihtsalt inimestel, ma olen nagu aru saanud, et inimestel on vaja seda abikätt kedagi, kes hoiaks neil käes kinni, vaata. Ja ma arvangi, et inimesed ei tohiks nii palju karta seda, et jagada oma mure siis teise inimesega. Mitte sõbraga muidugi, sõber on vaata siuke huvitav tegelane, vaata, sa ei tea kunagi, kas ta päriselt huvitab või ei huvita, onju. Aga pigem ongi jah, et valida endale, et me ei pea ju täna enam käima ainult psühholoogide juures, sest et paljudele need psühholoogid ei meeldi, eks ju. Ja meil on ju väga palju alternatiivseid variante, ongi ju igasugused terapeudid ja ma ei tea, life coach'id, kuigi nende life coach'idega mul on enda arvamus. Aga see selleks. Ja ma olen lihtsalt näinud nii palju neid life coach'e, kes õpetavad teisi elama, aga nad ei saa enda elu hakkama, siis tekibki nagu küsimus, et... See on tegelikult üks hästi hea koht, mille sa praegu välja tood. Et mille järgi nagu valida seda inimest, kelle juurde minna rääkima. Vaata tausta. Vaata, millist elu see inimene päriselt elab. Muidugi, ega me selles mõttes seda päriselt kunagi ei näe, et me näeme ikkagi sotsiaalmeediat. Aga kas see inimene näitab näiteks oma isiklikku elu, kas ta näitab oma pereelu, kas ta näitab seda oma muud elu ka, mis jääb tema sellest teraapia valdkonnast väljapoole. Et ühesõnaga, kas sa elad ise seda, mida sa teistele räägid. Et kui ma lähen arsti juurde ja arst räägib mulle tervislikust toitumisest ja liikumisest ja ta on ise 30 kilo ülekaalus, mul ei teki väga usaldust selle arsti suhtes, et see tema jutt minu elu kuidagi nagu muutuma paneks, eks ju. Et hästi lihtne ongi vaadata tegelikult nagu selle inimese peegeldust.
ehk et vaata. jah, vaata neid spetsialiste oma arust on jumala palju, onju. aga tegelikult on ju see, et koolis me oskame kõik õppida või käia need mingisugused koolitused läbi, mis on 2-päevased või nädalaajalised või mis iganes, onju. aga päriselt on ju see, et loeb elukogemus ikkagi. See, mis inimene on ise läbi elanud ja ongi, et viimasel ajal hästi palju ongi neid life coach'e ja siis neid suhteeksperte, onju. Suhteeksperdid on siis tänapäeval need, kes ise pole suhtes. jah, just nimelt. Kuidas sa saad olla suhteekspert, kui sa ise ei ole suhteski, järelikult sa ei oska ju suhet hoida, kui sul suhet pole, onju. Sest ilmselgelt enamus inimesed ikkagi 99% ulatuses tahavad endale kaaslast saada ja kaaslasega olla, onju. Ainult on see 1%, kes tahab metsas üksi väini mediteerida, onju. Ja see on ka natukene küsitav, et kas ikka päriselt tahab. Tegelikult oled inimesena see sotsiaalne olend, et kas sa päriselt tahad või seal on mingi hirm, onju. Aga hästi nõus sellega, et noh, selleks, et ollagi see nii-öelda siis proff jutumärkides, alati on kõigil tegelikult juurde õppida. Aga jaa, et sa saad õpetada seda, millest või ma ei taha öelda, kas õpetada isegi on paha sõna, et sa saad edasi anda selle, millest sa oled ise läbi tulnud. Et see, mille sa oled ületanud ja isegi ka mitte sel ajal, kui sa sellega tegeled, sest siis sa ei ole veel sellest läbi tulnud, et sa otsid veel ise seda ust, mis sind välja aitab sinna valgusesse. Et sa ei saa sellel ajal inimesele öelda, et kuule, proovi seda, sest võib-olla see ei toimi. Ja isegi ei pruugi toimida see, kui mina olen mingil viisil sellest nagu läbi saanud, et lõppkokkuvõttes jääb see vastutus ikkagi inimesele endale. Jah, ega selles mõttes, et isegi kui sa terapeudi juures hakkad käima, siis ega sa ei saa elu lõpuni jääda ta juures käima. Ma tean, et on seda tüüpi terapeute, kes tahabki inimesest teha siis selle, kuidas see on ka omamoodi sõltuvus tegelikult. See on väga ohtlik tee. Et see on see, et temal on ju sissetulek sinu näol kogu aeg olemas, aga tegelikult on ikkagi see, et me peame hakkama ise tegelema enda varjukülgedega ja see ongi see terviseärevuse teema saabki sellega kokku võtta, et kui sul ikkagi midagi on, siis otsi alguses abi terapeudi näol, psühholoogi, kelle iganes, kes on sinu jaoks õige variant. Ja siis peab tegelema selle juurpõhjusega, et ega asjad ei tule niisama. Igal asjal on ikkagi see vaimne põhjus, et mõni asi on vajalik meile. Mõnda asja saab ületada, mõnda ei saa, mõnega tuleb leppida. Ja absoluutselt, et ongi, et terapeudi juures alati nagu tasub vaadata seda, et kas tema õpetab sind või ta proovib näidata sulle seda teed, et sa saaksid ise edasi minna. Ehk siis, et mulle nii meeldib see lause, et plukk ja võti on alati sinu enda sees, et kui minul on lihtsalt mingid oma kogemused, mis mul on ja ma saan neid nagu sulle edasi anda, siis sina saad lihtsalt läbi selle nagu oma kogemusele ligi ja vaadata, kas sinu sees, kus sinu sees nagu see võti on. Aga et see mitte see eesmärk ei ole nagu see, et sa võiksid veel 10 korda minu juures käia ja noh, et nii-öelda nagu sa ütlesid, vaata, et jah, et see jääbki nagu sõltuvusse vaata sellest, et see juba, see ei lahenda seda probleemi. Ma tean, et on hästi palju neid ka, kes käivadki mingite psühholoogide juures ja siis neist ongi, nad vist teevad endast nii suure ohvri, onju. Ja siis järsku justkui nagu see, üks mu sõber alles ütles mulle, et talle soovitati siis, psühholoog soovitas siis enda kaaslast vastu petta, et see lahendab probleemi vaata. Siis ma nagu mõtlesin, et ma ei ole nii lolli asja, vabandust väga, aga ma pole nii lolli asja enne kuulnud. Kuidas saab psühholoog soovitada üldse midagi sellist? Noh, see näitabki, et inimesel on endal ka see lahendamata teema tegelikult ja seal all on viha. Kui ma kaaslast vastu nüüd petma, siis see ei lahenda ju mitte mingit probleemi, see teeb asja tegelikult veel hullemaks. Siis lisame veel süütunde sinna ja kõik asjad juurde. Et see on jah huvitav, et nagu kuidagi väga tuleb valida, kelle juurde sa ikkagi lähed ja kelle juurde sa selle aja kirja paned, et jah, muidugi on ka vaja neid terapeute ja psühholooge ja life coach'e, kes siis lasevadki sul ohvrid olla, siis mõni inimene tahabki ohver olla, et tal kogu aeg keegi käest kinni ajaks, et ka neid peab olema, pole midagi öelda. Jah, et ongi, see on see sama, et vastutus jääb inimesele endale, et see küsimus on lihtsalt tegelikult, näiteks minu kui terapeudi jaoks on see küsimus nagu selles, et kas ma olen see inimene, kes jääb sul kogu aeg käest kinni hoidma
või ma valin ka terapeudina selle tee, kui ma näen ära, et sa ei tahagi ja sa ei valigi tegelikult terveks saada, et sa käid lihtsalt ennast minu juures välja elamas. Sest olgem ausad, täna on ka neid inimesi, kes tulevad teraapiasse selleks, et valada see ämbritäis seal teraapiaruumis nagu maha ja siis ta broneerib uue aja veel mõne aja möödudes ja ta tuleb valab selle järgmise ämbritäie, aga et see seis vahepeal ei muutu, et ta käibki neid reaktsioone sinna nagu välja valamas. Aga kui ma olen päriselt nagu terapeudina kohal, siis ma tean, et minu energia on ka piiratud ja minu valik täna näiteks on see, et ma valin ikkagi neid inimesi nii-öelda siis vastu võtta, keda ma näen, kes päriselt tahavad ise muutuda. Et jah, ma võin 2-3 korda võtta selle inimese reaktsioonid vastu, aga 4. korral ma lihtsalt ütlen, et sa pead leidma muu viisi. Et kui mina näen, et ma ei saa olla piisavalt see inspiratsioon oma kogemusega, et ta sooviks muutuda, siis ma lõpetan ära selle, ma suunan selle inimese lihtsalt mujale. Et võt see on nagu minu jaoks nagu see koht, kus ma ei tee seda tööd raha pärast, vaid minu eesmärk ja huvi on ikkagi see, et see päriselt nagu viiks inimese edasi. Jah, need Hello Kitty sokid ma sain need ma sain Teemust. Keissi tellis mulle, mu tütar tellis mulle need. Nad hoiavad käes kinni ka, need on väga lahedad sokid. Aga Teemust saab neid ja et jah, see on jah, tuleb valida ikkagi see inimene, kes sinuga sobib ja sellest tervise sellest ärevusest ka nagu sellest võibki rääkima jääda, sest see on nii pikk ja lai teema tegelikult, et sellel nagu seda ühe sõnaga nagu kokku ei saa võttagi. Jah, seal tuleb ikkagi vaadata nendele emotsioonidele otsas, et mis seal all on, mis seda ärevust nagu põhjustavad ja üldjuhul, mis on need emotsioonid, millest ma ei julge ikkagi läbi minna, kui need tulevad hästi tugevalt ülesse ja see on täiesti okei, kui sa ei julge sellest üksi läbi minna, et selleks ongi tegelikult need siis terapeudid või mis iganes inimesed, kes on su jaoks olemas, et sa saad selle abi ja selle ruumi hoidmise, et sa siis julgeksid sellest läbi minna. Ma vaatasin, Keissi tuli laivi vaatama. Tuli sokkide peale kohale. Sokkide peale kohale. Väga äge. Aga ei, selles suhtes jah, ei tasu jääda ohvriks, sest et ohvrirollis olemine ei aita meid edasi, mitte ühelgi viisil. See pigem teeb asja hullemaks. Alati on hea ju teisi süüdistada. Ja vaata, see ongi see küsimus, et mida sa siis tegelikult tahad. Kas sa tahad päriselt muutust oma ellu, kas sa tahadki olla selles vinguvas ja negatiivses olekus või mida sa tahad? Kas siis tegelikult teisi süüdistada, see ei ole midagi meil ema-viisa millestki süüdi. Me peame ise tegelema täiskasvanu nende emotsioonidega, mis meis on ja eks omal ajal andsid kõik endast parima, eks ole. Ja absoluutselt, et kõik on ju oma teadlikkusega teinud neid asju, et lihtsalt vaat see ohvri koht ongi nagu see, kui ma täiskasvanud inimesena täna veel näitan näpuga oma vanemate peale, et nad tegid mulle niimoodi. Aga kui ma olen täna 40-aastane, siis on minu vastutus tegeleda nende emotsioonidega, mis minu sees on, et see ei ole enam minu vanemate vastutus. Ja ütleme sellised hästi palju viimasel ajal, vähemalt mulle on sattunud ette neid nii-öelda nartsissismi teemalisi nagu suhteid ja arutelusid, siis selle koha pealt ma oleks ka nagu hästi ettevaatlik, et ma ei ütle, et seda nartsissisti ei ole olemas, aga nartsissisti ei saa eksisteerida siis, kui vastas ei ole ohvrit. Ehk siis nii kaua, kui teine inimene on ohvri rollis, siis saab see nartsissist olla nartsissistlik. Aga vaata, vahest on see, et inimene, ma oma kogemusega, vahest on see, et inimene ise vaata ei märkagi, et ta see ohver on vaata. Just. Et see on jälle see teema, kus sa lood ise mingisuguse illusiooni, mida tegelikult olemas ei ole. Et inimesed peaks julgema rohkem otsa vaadata tõele. Fakt on see, et inimesed ei muutu. Inimene on täpselt selline, nagu ta on, sest et suures pildis inimene ikkagi ei muutu, kui on mingid asjad, mis ikkagi ei muutu. Et sama nagu uss ja bussiks. Või siis vähemalt sellel hetkel, kui sa oled selles olukorras, kui see ei ole muutunud, siis see on see sama koht, et kas sa elad koos selle inimesega või sa elad koos selle ideaalpildiga, mis sa oled temast loonud, eks ju. Jah, sest suhte alguses on nagu nii, kui me räägime nüüd paarisuhetest, siis suhte alguses me loome nagu nii ju mingisuguse illusiooni inimesest ja me võib-olla ei märkagi
nagu inimest tervikuna . absoluutselt . sa justkui loodki läbi teleka filmide asjade , mis sa kõik näinud oled , siis lood oma selle ideaalse printsi või printsessi onju . ja siis aastate jooksul jõuab see reaalsus sulle kohale vaata . aga noh , mõni loob sellele veel oma mingi illusiooni ümber ja õhulossid , aga noh , pilvede peale ei ehitata midagi . jah , üks asi on see ja teine asi on ju jälle see koht , kus me ikkagi igas suhtes tuleme tagasi nagu enda juurde ja vaatame , et aga kuidas ma selle inimese oma ellu olen loonud ja mis on see minu roll , sest et küsimus ei ole mitte selles , et teist inimest muutma minna , vaid küsimus on selles , et ma vaatan , mis minus on kutsunud selle inimese minu ellu ja miks ma lepin sellise eluga , et mis see on minus . et me saame alati edasi sellest kohast , kui me hakkame nägema enda osa . et nii kaua , kuni see , vot see on hästi hea näide , et üks näpp näitab sinu poole , aga need 3 tükki näitavad minu poole , eks ju . et see muutus saab toimuda siis , kui ma näen enda osa selles ja siis on see küsimus , et mis edasi , et kuidas ma nüüd otsustan . jah , et kui sa oled psühhopaadiga koos , siis see on ju su enda valik olnud , et nagu sa saad ju tegelikult iga kell sellest suhtest ära tulla . ja kui sa ei taha sellest suhtest ära tulla , siis see ongi su enda valik ja siin just nimelt . polegi ju teist süüdistada ju . jah , et üldjuhul on ikkagi see madal eneseväärtuse koht , mis siin nagu tuleb , mida see suhe üldjuhul tuleb nagu õpetama , et kuskil on need haavad , need hirmud , et paremat ei leia ja . nojah , vaata hirmud on see , võib-olla polegi , tihti ei ole see , et ei leia paremat , tihti on see , et mõeldakse , mida lähedased esiteks arvavad . ja see teiste inimeste arvamus . teiste inimeste arvamus ja isegi kui sa nagu ei mõtle võõraste inimeste peale , siis on ikka see , et aga mida ikkagi mu ema arvab või mida mu isa arvab või mida terve mu suguvõsa arvab või no see on nagu , sa ei saa mõelda selle peale , mida teised arvavad , sest olgem ausad , teiste inimeste arvamus ei maksa sinu arveid , onju , teiste inimeste arvamus ei tee sind õnnelikuks . väga huvitav , et sa selle praegu välja tõid , sest ma juhtusin täna just vaatama ühte lühikest videoklippi , kus üks naisterahvas ütles , et kujuta ette , et sa oled vanaema ja siis lapselaps tuleb su käest küsima , et kuule vanaema , et mis sa ägedat nagu elus tegid ja siis sa ütled selle peale , et tead , ega ma eriti midagi ei teinudki , sellepärast et ma kartsin , mida kõik teised mõtlevad minust . et noh , vaata , kui see on hästi kurb , et kui sul on nagu elu lõpus selline mälestus , et sa ei julgenud elada , sellepärast et sa mõtlesid , mida kõik teised mõtlevad ja siis lõppude lõpuks on see , et tead , lõpuks mõtlevad kõik ainult enda elu peale . keegi ei mõtle nagu hommikust õhtuni sinu elu peale , eks ju , aga meil on justkui see tunne , et kogu aeg keegi mõtlevad ja räägivad ainult minust , eks ja isegi kui nad mõtlevad ja räägivad , siis no las nad teevad seda issand jumal . siis järelikult sa juba elad ja et sa oled juba inspiratsioon , et . sa teed jah midagi õigesti , et olgem ausad , kui sa oled lihtsalt igav inimene , sa ei tee mitte midagi , siis ei räägi sust keegi mitte midagi . Pole keegi su peale kade , keegi ei tee mitte midagi . siis sa pead ka teistest rääkima , sest sa ise ju ei tee , et siis on nagu see teine koht , et kui ise ei tee , siis on teistest hea rääkida , et see nii on jah . aga jah , see teiste arvamus , sellest tuleb jah üle saada , sest et pole mitte mingisugust mõtet elada selles , mida teised arvavad . ja see ka , kui üritatakse sobituda kuskile . ma lapsena üritasin ka igale poole sobituda , aga ma vaata ei sobi noh . sa ei saa sobituda kuskile , kuhu sa ei sobi onju . et pluss on ka veel see , et kui sa muudad ennast vastavalt sellele ümbruskonnale , mis su ümber on , ehk siis sa oled nagu kameeleon onju , siis tegelikult on see , et lõppkokkuvõttes sa teed vaimselt iseendale liiga . no see on see koht , kus sa lõpetad sellena , et kes ma siis päriselt olen , kui ma kogu aeg igasse tuppa sulandan , siis mis see minu päris osa siis on ? pigem jah , tuleks jääda selleks , kes sa oled ja õiged inimesed jõuavad su ellu nagu ja neid ei ole tegelikult vaja palju , kui ma kunagi vaata , ma mõtlen , et kui ma nagu noorem olin , siis ma sain tegelikult nagu no väga paljudega läbi , ma mäletan mul üks tuttav ühe korra ütles ka , et ma ei saa aru , Kerel , mis sinuga juhtus , et sa kooli ajal said kõigiga läbi , sa teadsid tervet Raplat , sa said kõigiga läbi , mis sinuga juhtus , sa ei suhtle enam mitte kellegiga . mul oligi nagu , et see inimestega läbi saamine , see on nagu , see on väsitav , sest et olgem ausad , su ümber ei saa olla tuhandeid inimesi , kes oleksid täpselt sellised , nagu oled sina , et sa sobituksid nendega . see ei ole võimalik lihtsalt . just . ja tegelikult ma veel selle juurde tooks nagu selle täienduse , et kui need inimesed on sinu jaoks õiged , siis see ei tähenda ka alati seda , et sa pead nende inimestega olema ühesugune , aga
sa oled vastuvõetav sellisena nagu jah, sa nad oled. võtavad sind sellisena nagu sa oled. jah, et see ongi tegelikult ju rikastav ka, kui me olemegi erinevad ja paneme siis üksteise kasuks nagu tööle need tugevad küljed, mis meil nagu on ju. jah, sest kui sealt tuleb nagu seda kriitikat, on ju, siis see inimene tegelikult ei ole ju õige inimene, kellega siis vahet ei ole, kas olla suhtes, olla, noh, ka sõprus on suhe, on ju. Et minu arust sükestest inimestest tuleks ikkagi nagu eemale hoida, et kui sul on näiteks a la parim sõbranna, on ju, kes samal ajal ütleb ka sulle, et ma ikkagi vihkan sind nii väga, sest et ma ei tea, sa oled nii ilus või ma olen kade selle peale, mis sul on, on ju. Aga sealt samast ma ikkagi nii väga armastan sind, sa oled ju mu parim sõbranna, siis noh, see ei ole eluterve suhe ja sellest inimesest ükskõik kui raske see ka ei oleks. Sa pead lihtsalt tipa-tapa. Mul on samas hästi nagu eluterve näide selle sama näitega siia juurde nagu tuua, et see kadeduse teema, et mul ükskord üks sõbranna tõigi sellise näite, ta ütles mulle välja, et tead, ma ei mäleta, mis asja peale see situatsioon oli, aga ta ütles, et tead, ma ütlen ausalt välja, et ma olen su peale kade, sellepärast, et ma tahaksin, et mul oleks ka see asi niimoodi ja see pani tegelikult hästi tugevalt nagu mind mõtlema, et jaa, et tegelikult see ongi niimoodi, et kui ma ausalt tunnistan, siis ma olengi teatud inimeste peale kade, sest kui mu enda elust on mingi asi puudu, mille poole võib-olla mina püüdlen, aga teisel on, siis see on nagu loomulik, et ma tunnen seda, aga kui ma tunnistan endale seda, et see on nii, siis see on eluterve. Et see ei muutu nagu õelutsevaks või pahatahtlikuks, vaid see muutub inspiratsiooniks, et kuidas sina sinna jõudsid. Ma tahaksin ka sinna jõuda, kus sina oled. Aga mitte see, et ma nagu selja taga üritan siis midagi laiali nagu lammutada sinu elust, sest mul seda ei ole, on ju. Ma vaata, siin on jälle ka see, kui inimene ütleb sulle seda korra, on ju, siis on see elu terve. Aga kui inimene jääb sul ikkagi seda ühte sama asja kordama, ja no seal on siis nagu, see juba, sealt juba jookseb ikkagi see piir, et noh. Ja no seal on nagu see vahe ka vaata, et kas see inimene püüab siis enda elus ka seda sama saavutada, kas sa näed, et ta nagu liigub sinnapoole või ta jääb nagu sellesse kadedusse lihtsalt kinni vaata, et noh, jah, ma nagu nii ei saa ja sul on ja siis noh, ma räägin, siis tekib see õelus nagu või selline, kuidas ma ütlen, jah, pahatahtlik. No inimsuhted on keerulised, see on teada. jah, eks see on meie kõige suurem väljakutse, et see on jah, kõige hullem. Mul oli ka see, et ma tean, et küsiti ka selle mingite lapsepõlve traumade kohta, on ju. Et noh, kuidas siis nagu tulevikus nendest siis nagu nii-öelda üle olla, on ju. See on väga keeruline. Minu arust on see lapsepõlve traumadest ületulek on üks keerulisemaid teemasid, kui ma võin enda sõbrad lõigata päeva pealt välja, on ju. Niimoodi, et kui mul ikkagi midagi ei sobi ja mul kuskilt maalt jookseb piir, no ma olen sõin, vaata. Ma kannatan ja siis on mul see... Skeppook. Ei, aitab. I'm done. Koikas ja siis lõikad inimese lihtsalt läbi ja ongi kõik, on ju. Ja see ei tekita minust pärast mingeid, ma ei tea, mingeid meeletuid süümepiinu või mingi igatsustundid. No eks ikka, kui sa kuskil kõnnid või mingi pilte asju näed, siis ikka tuleb see nostalgia peale, on ju. Aga see on nagu siuke see, kus sa nagu tead enda väärtust ja sa lihtsalt ei lähe sellesse samasse asja tagasi, on ju. Aga vaata, mis on vanematega seotud, see ei ole nii kerge. See on jah üks raskemaid minu arust teekondi, mis inimesed nagu peavad läbi käima, aga üks on küll see, et vahet ei ole, kes see inimene su elus on. Kas ta on su pereliige või on ta siis võõras inimene, kellega sa oled lähedaseks saanud, on ju. See pole mitte mingit vahet. Kui ta mõjub sulle negatiivselt, kui ta tõmbab sind alla, kui ta ei toeta sind, siis ta tuleb lihtsalt läbi lõigata, sest ega ma tean enda käest, et universum jääbki kordama seda ühte ja seda sama õppetundi seni, kuni sa midagi muudad. Ja seni, kuni sa midagi ei muuda, siis enjoy the ride, on ju. Just. Ja nende lapsepõlve traumadega on tegelikult see teema ka, et noh, jälle see minu jaoks on hästi oluline kõikide asjade juures nagu konkreetsus, et see, kui keegi ütleb lihtsalt, et ma tahan hakata tegelema oma traumadega, siis ma ütlen kohe, et parem ära taha. See ei ole nagu mingi enjoy, et ma astun sinna vaatajate peale ja ilus vaade on, et pigem on see küsimus, et nagu, mis see takistus sul elus on, mis sind häirib ja siis saab hakata nagu vaatama, et kuhu see nagu välja viib, kas see viib mingi lapsepõlve traumani välja, et aga natukene on see selliseks nagu moevooluks ka nagu muutunud, et tegeleme kõik oma traumadega, et tegelikult ja, nagu elame oma elu ja siis vaatame, et mis selle päris elu elamise juures meid takistab. Loomulikult, kui sul tuleb mingisugune uus suhe,
ja siis sa näed, et midagi hakkab kohe tiiva kiskuma, no siis tõenäoliselt seal on midagi, millega tuleks tegeleda. Aga et tegele sellega siis, kui see on laual. Ja ongi see minevikus surkimine, see ei too mitte midagi tagasi, see ei muuda mitte midagi, sest et ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et me saame oma minevikku muuta, onju. Aga vaat tegelikult ei saa. ei saa seda muuta. Ja sellest ei ole mitte mingit kasu. Sa peadki lihtsalt aktsepteerima seda minevikku, mis sul oli, onju. Sest et noh, olgem ausad, see on ka jälle illusiooni loomine, et ma lähen nüüd selle lapse tasandile tagasi ja ma panen talle käe õla peale, ütlen, et kõik on hästi, et tegelikult su vanemad armastavad sind, onju. Ja tegelikult need inimesed ei kiusa sind, kõik on hästi, onju. See ei muuda mitte midagi. Ja sa täna seda teha. Jäävad jah samaks, vaata. Et lihtsalt tuleb sellest minevikust välja tulla, mitte kogu aeg selles minevikus elada. See on ka põhjus, et miks ma pole kunagi tahtnud minna kuskile tavapsühholoogi juurde, onju. Mul ei ole vaja enda minevikku arutada, ma ei taha sellest minevikust rääkida, see on ära olnud juba ja lähme nüüd tulevikuga edasi, onju. Et see minevikusse kaevamine, see on täiesti mõttetu ja süüdistada teisi inimesi nendes asjades, mis täna su elus toimuvad, siis no sa oled ise saamatu tegelikult, olgem ausad. See on tõde tegelikult. No vaata, see on see koht, kus sa oled nagu sellega rahu teinud, et oli, mis oli ja nad andsid enda parima, onju. Aga see ongi see koht, et sa peadki suutma selle minevikuga rahu teha. Ja, aga miks inimesed ei suuda, on see, et nad tahavad ohvri rollis olla, sest selles on nii hea mugav. Siis ma ei pea ju täna hakkama ise midagi tegema. Siis ma saan öelda, et aga sellepärast ma täna olengi sitapea, et mul juhtus see asi minevikus ja see onju. Siis no, kohe sorry, aga see inimene ei toetanud mind ja see ei teinud mineks seda ja no see... Ja tema oli halb ja tema tegi mulle nii ja tema tegi nii ja no see on nagu, kui sa soovid olla ohvri rollis, siis ole seal. Aga see ei pea kaasa sellega teisi inimesi selles mõttes, et noh, mul ongi see, et ma just üks päev rääkisin ka enda sõbraga, et mina oleks väga halb terapeut selles mõttes, et ma tean, et nagu mulle meeldiks inimestega tegeleda. Aga vaata, ma ei ole seda tüüpi, kes ninnu nännutaks, vaata, ütleks, et sa vaesekene, jah, küll sul oli. See ei toida ohvri rolli. Ja minul ongi see, et no, kurat küll. Võta kokku ennast, onju. Minevik on minevik. Minu arust on see nii vale asi. Ma tean, et mingi aeg räägiti igal pool sellest, et oi, sa pead lahendama oma mineviku traumad. Jäta see minevik sinna paika, hakka ehitama nagu seda praegust elu, kus sa oled praegu. Ja kui täna on ikkagi need pereliikmed, kes sind tõmbavad pidevalt alla, siis see ei ole enam minevik, see on see sama praegune hetk, onju. Ja siis saad sa valida, mida sa teed, onju. Ja minu arust vahet ei ole, kas see on su ema või isa või tädi või onu või kes iganes. Kui ta ikkagi ei aktsepteeri sind sellisena, nagu sa oled, siis piiragi seda suhtlust. Ma ei ütle, et sa pead täielikult inimese välja lõikama. See ongi see, et piira seda suhtlust. Ja ma siia juurde tegelikult lisaks veel nagu selle ka, et see ongi, et meil on igaühel õigus elada oma elu ja kui me oleme täiskasvanud, siis mina saangi muuta oma elu ja minu asi ei ole näiteks minna muutma oma elus oleva ema elu. See on nüüd ka jälle mu viimase nii-öelda üks suuremaid isiklikke taipamisi, kus noh, väga tihti ikka tahaks mingisuguseid asju öelda, et kuule, või no inimest kuskilt nagu välja aidata või öelda, et ole nüüd rõõmsam või tee nii ja sa ei ole nii ja siis ma olen aru saanud, et see on jälle see sama koht, et kui mina olen emal külas, siis mina olen tema kodus tegelikult täna, sest ma olen ju sealt ära kolinud, mul on täna oma kodu ja ma austan seda, kes tema täna on ja milline inimene tema täna on. See ei ole minu asi minna teda muutma ja samas sealjuures ma ei pea laskma ka ennast enam alla tirida, et kui mind nagu midagi häirib, siis ma ütlen selle välja, aga väga oluline on ka see viis, kuidas sa välja ütled neid asju. Et sa tuled ikkagi enda keskmesse, et ma ei lähe nagu reaktsiooni pealt, ei karju ja ei ole ebaviisakas, vaid ma tean, kes mina ka täna olen ja siis kuidas need liinid ja suhted panna nagu omavahel toimima. See on nagu sa ütlesid, inimsuhted on keerulised, eks ju. Et aga see sama koht, et sa lubadki inimesel olla see, kes ta ka päriselt on, et ei ole niimoodi, et mina arvan, et nii on õige ja sina nüüd pead tegema nii, vaata. Jah, ei tasu kuulata. See on ikkagi, see on jälle see, vahet ei ole, kas on see ema, isa või kes iganes. Teist arvamus on teist arvamus. Ja ongi, et temal jälle on tema arvamus ka, et ma pean nagu sellest ka aru saama. Nagu nii näeme me kõik maailma erinevalt, sest see on teada, et kui sa paned kaks inimest ühte ja sama asja kogema, siis nemad näevad neid asju täiesti erinevalt. See on täiesti okei, sest et me olemegi erinevad. Lihtsalt siin ongi see, kuidas sa lased iseendaga käituda ja
ma arvan, et nende traumade ja nende mineviku asjade asemel peaks inimene pigem tegelema sellega, kuidas väärtustada iseennast. Ja Just. see enesearmastuse leidmine ja nagu see ongi see, et sa ei saa väljast oodata seda armastust ja väljast oodata seda, et sind väärtustatakse ja hoitakse, kui sa iseendaga seda ei tee. ja ma just täpselt tahtsin jõuda nagu selleni, kuidas sa selleni jõuad, vaid see ongi see, et see on see iseendani teekond, eks ju. Ja siis sa oled võimeline nagu, vot siis ongi see, kui tekib see konflikti olukord sul näiteks kodus ka, ütleme oma emaga tulevikus, siis kui sa tead, kes sa oled ja sul on see eneseväärtus paigas, siis sa ei reageeri enam niimoodi. Muidu sa võid ju vihastada ja minema kõndida ja mida iganes, aga need ei lahenda neid olukordi. Vaid see ongi see, et sa pead suutma nagu rahulikuks jääda, teadma, et see on tema vaatenurk, minul on minu vaatenurk ja me saame ikkagi siin diivani peal koos istuda. Et me oleme ikkagi nagu üks pere, et ma saan aru, et siin jutus on see kõik nagu väga lihtne ja päriselus on need emotsioonid ikkagi nagu vahel. Aga see on see suund vähemalt minu jaoks täna. Jah, ja et eks mingites suhetes on lihtsalt see, kus tuleb tõele otsa vaadata ja peatükk sulgeda, sest et vahest lihtsalt on niimoodi. Ja see on ka võib-olla lihtsalt ongi üks elu õppetund, mis tuleb läbi teha. See polegi nagu, et lasta asjadel aastast aastasse korduda, sellel pole ka mõtet ja loota, et siis midagi muutub. Ei muutu. See on vähemalt minu enda kogemus, on ju. Et me ei saa oodata jah, et teised inimesed muutuksid, et sa peadki, kui sa seda inimest ei suuda akspekteerida sellisena, nagu ta on ja sulle ikkagi tema sõnad teevad pidevalt haiget ja tekitavad sinust seda alaväärsust ja seda, et sa tunned ennast vähem väärtuslikuna, siis ei ole vahet, kes inimene su elus on. Sul ei ole vahest muud varianti kui ainult see, et kõnni minema. See lihtsalt on niimoodi. Või siis suhtlegi minimaalselt nii vähe kui vaja ja nii palju kui pole vaja. Ja, sest see ongi see, et kõik suhted on ikkagi kahepoolsed ja see tahe olla selles ükskõik millises suhtes on ikkagi mõlema inimese otsus. Et see ei saa olla nii, et üks inimene teeb töö ära, et ma toon sulle kogu aeg maasikaid ja sa sülitad mulle näkku asjaga, et siis tekib küsimus, et miks ma seda armastust välja teenin. Kus on jällegi, jõuame sinna enesearmastuseni tagasi, et kus on see enesearmastuse puudus nii suur, et ma luban endaga niimoodi käituda. Et ma kogu aeg valin seda, et see inimene mulle näkku sülitab aastast aastasse. Mis see on, millest ma ei saa siis lahti lasta? Ja vaata, vanemate puhul on tihti see on hästi huvitav, et me jäämegi nagu lootma ja ootama nende heakskiitu, on ju. Samas tegelikult seda ei ole ju vaja, et miks sa otsid kellegi teise heakskiitu. Ja kui sa näed, et sealt ei tule seda heakskiitu, siis on aeg vaadata peeglisse ja öelda, et seda heakskiitu ei tule sealt. Jaa, sest see on see sama koht, et tegelikult sa oled, sa võid 40-aastasena olla ka 4-aastase rollis. Et sa oled ikkagi selle väikse lapse rollis, kes veel tahab seda ema või isa heakskiitu, et nähke mind ja märgake mind ja tunnustage mind, aga see on täna su enda ülesanne. Jah, sest et kui su vanemad seda sulle ei paku, siis ei paku ja nii ongi. Ja tal ei ole seda anda, tal lihtsalt ei ole seda ressurssi anda, sest võib-olla ta ei saanud seda ka ise, tõenäoliselt ta ei saanudki, eks ju, sellepärast, et siis tal ei ole seda ka edasi anda sulle. Et siis on nagu see koht, et paku seda endale ise ja siis tuleb... Jah, või see minu arust on ikkagi vabandus, et mina seda kunagi lapsena ei saanud, siis mina ei paku seda ka enda lapsele. Et mul on nagu pigem kõik need kogemused, mis minul on lapsepõlves. Ma tean, et täna mina enda lastega nii ei käitu. Aga see on jälle vaata see teadlikkuse tase on juba nagu teine, et sa oled teadlikult otsustanud seda muuta, siis sa lõikad neid vanu mustreid nagu läbi, eks ju. Kuigi jah, see väga palju ju tegelikult meie reaktsioonidest tulenebki ju automaatselt meie enda lapsepõlvest. Ehk siis ülitihti on ju see, et kui sa oled lapsega näiteks ka mingi konflikti olukord on, siis see esmareaktsioon tegelikult on ju see reaktsioon, kuidas sinuga kunagi lapsena käituti. See on nagu nende kohtade pealt, ma olen nagu täiesti nõus. Ja ma arvan, et oluline ongi olla teadlik. Et ennast nagu süüdistada üldse mingites asjades või teisi süüdistada, sellel pole mitte mingisugust mõtet, et süüdistamisega ei jõua mitte kuskile. Sul on vaja muuta asju. Ja nagu näiteks ongi lambi näiteks näide see, et nüüd ma karjun oma lapse peale seepärast, et minu ema või isa karjus kunagi minu peale, siis loeb ju tegelikult see, mis sa pärast seda teed. Kas sa ka julged lapse ees vabandada või sa ei julge seda teha,
et ilmselgelt meil kõigil on emotsioonid ja see viha emotsioon ja kui sa pead lapsele ikka 500 korda ühte sama asja ütlema, siis ega lõpuks on ikkagi see viha emotsioon on päris suur, onju. et selles suhtes, et ei tasu jah, iga väikse asja pärast nüüd ennast ka hukka mõista, onju. absoluutselt, ja noh, see on ju see, et meil on kõigil kõik tunded, aga see on ju see haavatavuse koht, kus sa tunnistad, et kuule, ma keesingi praegu üle. Kõik keeme üle tegelikult, et hästi huvitav jah, et mul ongi just oma emaga hiljuti nii palju neid teemasid nagu õhku tulnud ja siis me nagu nüüd juba naerame selle peale, et me olemegi need, kes teatud aja tagant nagu kõik keevad üle, vaata. Et noh, et mingi täitsa tühine teema on tegelikult, aga lihtsalt see ongi, et selle teema all on tegelikult mingi muu lahendamata teema olnud ja see teema toob selle ülesse. Aga see, et me täna näiteks oleme jõudnud sellisesse kohta, et me vahutame ära ja siis me naerame ja siis me saame nagu rääkida sellest, mis tegelikult nagu oli ja et tekib see avatud ja haavatav kommunikatsioon ka, vaat see on ju tegelikult see, kuhu me jõuda tahame, et noh, inimestena tõesti, et me ei ole robotid, et me suudaks saada. Ma arvan, et see on illusioon, et me saame elus sellisesse kohta, et ma mitte kunagi ei vihasta, mitte kunagi pole enam kurb, et ma olen kogu aeg siuke, noh, võib-olla mägedes. Ma arvan, et seda ei ole vajagi, sellepärast, et siis me ei oleks tervikud ka, sest et 24/7 happy vibes, seda ei ole olemas. Just, me olemegi inimesed ikkagi. Ja see on ju sama, meil ei paista ja 24/7 ei paista päike ka või ei saja vihma või midagi, et see kõik ongi muutuvuses ja kõik on voolavuses, et see, kui kuskil jälle keegi räägib sulle, et sa pead iga päev olema õnnelik ja mingi aeg ma tean, et oli hästi populaarne, siis igalt poolt jooksis mul ka läbi, et umbes, et ja, et sa pead iga päev olema positiivne ja su mõtted peavad kõik olema positiivsed, siis elu läheb ilusaks. No ei lähe. Siis sa jälle ehitad selle mingi illusiooni endale ümber ja selle õhulossi, onju. Et tegelikult on kõik emotsioonid ja kõik tunded on täiesti okei, et lihtsalt sa ei tohi sellesse emotsiooni kinni jääda. Et sa nüüd jäädki vaata sellesse vihaenergiasse kinni, miks lapsed on selle koha pealt, lapsed on ju hoopis teistsugused, et kui laps läheb vihaseks, siis ta karjub ära su peale, aga ta tuleb järgmine sekund su juurde, oi, aga tegelikult nagu sa oled nii tore ja nii armas, onju. Ja nad ei hoia vaata sellest emotsioonist kinni selles mõttes ja ma arvan, et täiskasvanutena ongi see üks asi meil, mida me peaksime õppima, et me ei jääks hoidma emotsioone kinni ja et me ei võtaks ka teiste emotsioonides kinni, et kui nüüd keegi su peale nähvab, onju, et umbes mingi, no ikka tuleb sellised olukorrad ette, onju, elad teise peal välja ennast, sest noh, kui sul ongi stress ja halb päev, siis sa võidki teise peal ennast välja elada, onju. Aga nagu sinul ei tasu seda emotsiooni endasse võtta, see ei ole sinu süü, vaata ja sellepärast. Ja siin on juba jälle see järgmine koht tegelikult, et kui sa võtad selle endasse, no siis tulebki vaadata, et aga miks ma võtsin, mis see siin minu sees nagu puudutas seda kohta. Et aga jah, selleks, et sinna voolavusse jõuda, on sul kõigepealt vaja kõikide emotsioonidega kontakti saada, et sa ei saa voolata ilma selleta, et sa näiteks ei luba endal vihastada või ilma selleta, et sa ei luba endal kurb olla. Kui palju meile räägitakse, et naised ei vihasta, see ei ole ilus. Jah, enda tunded ei tohi alla suruda või täpselt nagu seegi, et öeldakse, et mehed ei nuta, no mis idiootsus see on. Järelikult ei ole see õige mees ka, kui see nutta ei julge. Olgem ausad. Ma ütlen täna selle peale tegelikult niimoodi, et ma ei tea, mis see kommentaar täpselt on, ega ma lugeda ei näe, kas on kommentaariski nagu emotsioonide kohta öelnud või? No siin on üks ütles, et ei tohi oma tundeid alla suruda ja see on õige ja siin on teiste inimeste arvamus on kõige odavam kaup, mida tarbida, ma ei tarbi enam ammu juba odavat kaupa. Väga hea, väga hästi öeldud. Jaa, aga selle meeste nutmise koha pealt ma ütleksin niimoodi, et ma olen absoluutselt nõus sellega, et mehed ei nuta, no see ei ole, meil kõigil on emotsioonid. Aga mida tihti tänapäeva ühiskonnas me üritame teha, on see, et me üritame teha meestest naised. Ehk siis me üritame saada suhtes mehe näiteks enda ees tohutult tundeid väljendama, tohutult nutma. Lihtsalt bioloogiliselt õige on see, et meestel käib see asi natukene teistmoodi. Mehed elavad neid asju teistmoodi välja kui naised. Ja selles mõttes me peame austama seda bioloogilist eripära ka siin juures, sest vastasel juhul me ei ole mitte mees ja naine, vaid me olemegi semud. Et selles mõttes meil ongi need erinevad eneseväljenduse viisid ja siis, kui see mees nüüd nagu sinu juuresolekul ei nuta, siis see ei tähenda, et tal ei oleks oma selle nutmisega või selle emotsiooniga kontakti, vaid ta võib seda lihtsalt väljendada talle sobival viisil ja talle sobivas kohas.
et võib-olla tema läheb metsa puid raiuma ja elab ennast seal niimoodi välja. Et noh, selles mõttes need on ka nagu hästi huvitavad kohad, mille peale mõelda. No nagu samas on ikkagi see, et meis kõigis on mees ja naise energia ja enamus meeste puhul see, et mehed ei nuta, see tuleneb ikkagi, ongi lapsepõlves, kus öeldaksegi, et ega see mingi eit ei ole, et see siin olnud ja ega see mingi tüdruk ei ole, on ju. Ja siis ongi täiskasvanud mehed, kes ei oska oma emotsioone välja näidata, sellepärast, et neil on eluaeg öeldud, et mehed ei nuta, tõeline mees ei nuta. Aga tegelikult ei ole niimoodi. Kui sa tahad nutta, siis nuta, kui sa tahad karjuda, siis karju, et nagu selles mõttes, et ongi neid emotsioone ei tohi lihtsalt alla suruda, aga et hakata jah nagu samamoodi on ju naisi, kes võib-olla ei tahagi teiste eest nutta või oma mehe eest nutta või haavatavust näidata. Ja see on täiesti okei, vaata. See on okei, et sa ei saa teist inimest selles mõttes nagu sundida, et mina arvan, et siin ei ole pigem see, et kas sa oled mees või naine, sest et meis on mõlemad energiad ja need energiad peavad olema tasakaalus. Et selle osaga mul on veidi on teistsugune arvamus. Et küll ma nõustun sellega, et tänapäeval on need soorollid on väga paigast ära ja sellega on ka tõenäoliselt maailmas tasakaal paigast ära, sest et olgem ausad, täna ju on ikkagi väga palju naiselikke mehi ja on väga palju mehelikke naisi. Et selles suhtes... Ja kokku tõmbuvad üldjuhul ikkagi tervikud. Nii et paratamatult, kui on mehelik naine, siis peab olema naiselik mees. Et noh, loodus läheb alati tasakaalu poole, et selles mõttes... Meil agib, ma tean, meil on netiprobleem siin natukene. Aga siin õige mees ei lase ennast naiseks muuta. Nutavad küll mehed, kellel lastakse vaba alla. Jah. Mina olen tegelikult nõus sellega selles mõttes, et kui mehel on selgroog, siis ta teab, kes ta on. Ja mõnes mõttes see ongi õige, et ta ei lase ennast naiseks muuta. Aga ma ütlen selle peale ka nii, et õige naine ei lase ennast meheks muuta. Õige naine ei taha meest naiseks ka muuta. Just nimelt. Siin ei saa jälle, siin tuleb see soorollide see vaata, et õige mees ei lase ennast naiseks muuta, aga õige naine ei tahagi oma meest muuta, et selles mõttes, et kui sa juba enda meest ikkagi muuta tahad, siis järelikult selles suhtes on midagi valesti. Siis see ongi ju vaata kuidagi nagu see, et siis sa oled ise mees energias, sa oled juba võtnud mingi liidri rolli seal ja hakkanud, kui sa hakkad teist inimest muutma, siis sa oled juba mees energias ja tahad teisest teha kedagi, tahad selle potentsiaaliga koos elada, keda sa ette oled kujutanud, see läheb nüüd sinna, millest me rääkisime, kas sa oled päriselt selle inimesega koos, kes ta on, või selle kujutluspildiga, mis sul tast on. Ärge pange mehi raamidesse, laske neil vaba alla. Vaba alla, ma lugesin ühte raamatut. Issand, mis raamat see oli? Tee õnnelikkuseni vist äkki või? Ja siis seal oli ka justkui nagu see, et sa pead mehele jätma siis nagu selle, et tema mehelikkus toimiks, pead sa jätma mehele nagu selle vabaduse, on ju. Et kui põhimõtteliselt, et kui nüüd sa oled mehega suhtes ja sul on juba lapsed, et elate pereelu, on ju, et siis justkui lase mehel olla vaba, on ju, et lase ta teha, mis ta tahab, on ju. Siis minul oli nagu see, et kuskilt maalt jookseb ikkagi piir. Asi ei ole ju selles, et ma ei lase tal vaba olla, aga siin on juba asi selles, et kui sa oled loonud kellegiga pere, siis ka sina vastutad selle perekonna eest. Et ei ole tegelikult see on nii vale asi, kui ongi peredes niimoodi, et justkui naine on ainukene siis, kes kasvatab lapsi, on ju. Et mees umbes tuleb töölt, on ju. Noh, ma saan aru, ema on kodus, kasvatab, on lastega, on ju. Noh, näiteks nagu minagi olen ka, olen lastega kodune, on ju, ja ma kasvatangi lapsi, see on minu valik olnud, on ju. Aga kui mees tuleb õhtul tööd koju, siis see tähenda seda, et tema ei peaks üldse enda panus sinna andma. Et nüüd ta läheb, istub sinna diivanile, võtab oma õlle ja siis ütleb naisele, et söök. Aga kuidas sa näed nagu, vaata, sul on enda väga hea näide, nagu kuidas sa näed nagu ju seda kohta praegu siin, et milline on sinu osa naisena, kui palju sa suudad inspireerida seda meest niimoodi, et sa mitte ei pea tuletama talle meelde seda, sa ei pea karjuma ta peale, sa ei pea talle mingi draama ega seinu ehitama, vaid sa oledki selline naine, et see mees tuleb koju ja ta vabatahtlikult tegeleb nende lastega. See on hea küsimus, seda peaks praegu küsima teise poole käest. Jah, et võib-olla olekski hea. Aga ma ei tea, võib-olla lihtsalt, ma ei tea nagu... Aga pigem see küsimus ongi nagu see, kui palju sina näiteks pead ütlema või sa tunned, et sa pead nagu survestama seda kohta, et see... Mul ei ole sellist asja õnneks.
siin on ju vastus on käes ju. Ehk siis tegelikult ja see raamide koht nagu samamoodi tegelikult ma ütlen, et ärge pange raamidesse, ongi tegelikult seesama koht, et õige mees ei lasegi ennast raamidesse panna. See on täpselt sama nagu noh, nagu ma ennem ütlesin, et mees ei lase ennast raamidesse panna ja naine ei lase ennast ka oma naiselikkusest välja viia. See ongi see, et mõlemal on vaja tegelikult seda aega enda jaoks, on ju. Et ei ole see, et anna mehele nüüd see vabadus, on ju, ja sina nüüd vastuta kõige eest, on ju. Et asi on ikkagi, peab olema tasakaalus ja ma arvan, et ma ei tea, nagu vabadus seal raamatus oli ka justkui meel siis ei olegi ühtegi kohustust, et tal lase mu meel vaba olla, on ju. Et tegelikult on ju vabadus on, ma arvan, pigem on see, et sa ei tohi emotsionaalselt tekitada mehele seda tunnet, et ta on vangis, vaata. Et sa kogu aeg kontrollid teda ja no kellega sa nüüd rääkisid, kes sulle nüüd helistas, kes sa sulle kirjutas, näita ma telefon, anna palun siia, on ju. Või siis, kui mees läheb nüüd välja, et lähebki poodi või välja või mis iganes, et siis igal natuke aja tagant helistad ja küsid, et kus sa oled, kas sa juba hakkad koju tulema? Oota, mis naised need seal kõrval on? No võtta, nüüd me jõuame siit jälle selle noolega tagasi sinna enesearmastusse. Et kui sa oled enesearmastuses, siis sa oled usalduses ka oma mehe suhtes. Ehk siis sa ei pea nagu kontrollima teda, kus ta on või siis sa tead, et ta tahab koju tulla. Sa tead, et ta tahab nende lastega tegeleda, sest te olete koos selle loonud, selle kodu, selle perekonna, selle suhte. Ehk siis, naiste puhul see ongi see roll tegelikult inspireerida, mitte neid raame mehele tekitada. Mitte mingit kirjutada, mees tuleb töölt koju ja sul on 10 reeglit seina peal, mida kõik järgmiseks tegema peab, või mis ülesanded nagu on, et minu arust see on nagu, see ongi vabadus tegelikult. Sellest vabadusest te olete ju kõik selle loonud. Ja kui ikkagi naisena sa pead üksi kõike tegema või siis kas või mehena pead üksi tegema, täna me ei saa enam öelda, et on ainult naised, kes kasvatavad lapsi kodus, on ju. Et on ju ka tegelikult üksik isasi. Siis suhetes ongi nagu see, et kui üks tahab nagu täiega vabadust ja ainult üks pool on see, kes panustab pereelusse, siis võib-olla on aeg mõelda selle peale, kas see ikkagi on edasi viib, et selles suhtes, et suhetes on ju see, et me õpetame oma lastele seda, mida nad tulevikus peaksid akspekteerima. Ja väga palju oleme ju meie kasvanud ka ju selles ühiskonnas, kus õige pere on ikka see, et sa oled ikka selle naise või selle mehega koos, kellega sa oled lapsed teinud, on ju. Ja kui sa julged seda mitte teha, siis oi, sa oled küll arits, on ju. Aga tegelikult on see, et sa ei saa laste pärast olla koos. See ei toimi. Lapsed tajuvad energiaid. Isegi nagu, nad tajuvad seda alateadlikult, isegi kui nad ei saa sellest aru umbes, et neil on mingid negatiivsed emotsioonid seoses sellega, kui on ema ja isa, kes on koos, kes ei peaks tegelikult koos olema, on ju, siis alateadvuses nad tajuvad tegelikult neid energiaid ja sa õpetad oma lapsele edasi seda, et tema peab siis tulevikus tegema sama, et tal ei olegi õigus olla õnnelik, et ta peabki teiste väärtused esikohale seadma, on ju. Et mina arvan, et täna me ei tohiks enam olla selles punktis, kus mees ja naine, kes on omavahel saanud lapsed, peavad olema koos, kui ikkagi suhtes puudub armastus, siis pole mõtet seda kinni hoida. Mul tuli ka see teema sealt, et nagu kuidas siis minna ära siis suhtes, kui sul on juba perekond justkui üles ehitatud, on ju. See muidugi alati tasub vaadata tegelikult ka, et mis põhjus see on, miks sa sealt suhtest ära lähed, sest jah, kui sa seda tunned, kuuajaline tunne on siis mis see puudus seal ikkagi on ja kas see puudus on ikkagi, ütleme, et kui naine tahab ära minna, kas see puudus on ikkagi sellest mehes või on see täitmata vajadus ikkagi sinus endas, et mis see on, mida sa loodad siis kuskilt mujalt leida kelleski teises inimeses on ju. Kui isegi majalt leida, vaata, siin ongi väga oluline asi on see, et sa ei tohi mitte kunagi minna lahku teise inimese pärast. Et sa mõtled, et sa lähed nüüd selle kaaslasega lahku sellepärast, et olla mingi selle Tõnuga sealt kuskilt koos või selle Tiinaga sealt koos, on ju. See on väga vale. No jah, see on vale, on ju. Ei, aga ta käib ju juukseis ka rohkem, jah. No see on see põgenemine, vaata see põgenemine, on ju, et armumisfaas saab väga paljudes suhetes läbi, on ju, kui sa selle nimel vaeva, on ju. Et siin ongi nagu see, et kui see otsus tulebki sinust endast, see ei sõltu sellest, et nüüd sa armusid kellegisse teisesse, mingi kolmandasse isikusse, on ju.
kui see tuleneb ikkagi sinust endast, kui sa tunned, et sa oled ikkagi õnnetu selles suhtes, sa ei saa seda armastust, seda tähelepanu, siis seda ei tulegi mitte kunagi. Sa võid seda illusiooni luua nii palju, kui sa ise tahad, sa võid aastaid seda teha, seda ei tule. Ühel hetkel sa pead ikkagi peeglisse vaatama. ja siis see ka, et sa oled ikka seda sellele mehele nagu korrektselt väljendanud ka, mis sul seal suhtes puudu on, et mitte see, et ma omas peas mõtlen, et ma ei saa sealt seda armastust, aga ega ma ei ütle ka, et mul midagi puudu on, et ma tegelikult tahaks lihtsalt lahku minna, et äkki ma saan kuskilt no vahel kasvavadki inimesed lahku, olgem ausad. Kõik sõltub ju sellest, mismoodi see suhe on alguse saanud, on ju. Ja mis tasandilt, jah. Enda kogemuse puhul ma võin küll öelda seda, et see on jumala õige asi, et ühel hetkel saabki armastus otsa. Aga siis on jälle küsimus on see, kas see tegelikult üldse on kunagi olemas olnud. Et see ongi see, et... Või mis tasandil ta oli? Mis see baas oli? Millest kokku tuldi? See ongi jah see, et mingeid asju sa ei saa muuta, et kui ikkagi suhtes lõpuks tekib see osa, et sul tekib see vastikustunne inimese vastu ja sa näed, et sina hävitad teda ja tema hävitab juba sind, siis sul ei ole mõtet etteheiteid teha üksteisele. Sul ei ole mõtet nagu öelda, et kuule, sa ei paku mulle nüüd seda armastust või hakata nagu süübima sinna nagu kuskile sügavamale, siis ongi lihtsalt üks õppetund on läbi, vaata järelikult oligi nende hingede lepe selline, et saadki näiteks, kas või ongi, pidid seal inimesega need lapsed saama ja teie teekond saigi läbi, vaata. Igasuguseid asju on, et ei tasu kinni hoida sunniviisilise. See, et sul on see kontakt nagu sellega, et sa saad ise ikkagi aru, et mis seal otsa sai nagu või mis see nagu stiimul on. Mis muutus sa tahad? Oluline on ikkagi see, et sa oleksid südames õnnelik. Ei ole see nagu, et peab nüüd midagi kinni hoidma või midagi. See on nii rumal asi, mida meie esivanemad kunagi meile õpetanud on, et ikka õige perekond on ikka see, kes läheb läbi tule ja vee ja kõik asjad on. No on asju, millest sa ei saa läbi minna. On asju, millest ei tasugi läbi minna. Ja kui sa ikkagi sisimes ja südames tunned, et sa ei ole ikkagi nagu rahul ja sa ei tunne seda õnnetunnet, sa ei tunnegi teisele inimesele seda, aga paratamatult, kui sa oled suhtes kellegi inimesega, siis ka tema energia mõjutab sind. See on täiesti loogiline, sest sa oled ju selle inimesega koos, on ju. Ja kui sa ei tunne seda õnnetunnet ja sa tunnedki, et sind surutakse alla või nagu ankru, mis läheb järjest alla ja alla, on ju, siis ei tasu hoida seda. Sa ei kaku teiaks, elaninki. Ja ma arvan, et siin on ikkagi tegelikult hästi oluline minna tagasi selle juurte ja selle baasi ja selle vundamendi juurde, et mille pealt kokku tuldi. Võt miks ongi see oluline, me rääkisime siin sellest enesearmastusest, et kui sa ei ole ise selles enesearmastuse seisundis, siis sa lähed ju suhet otsima suhtes, sa lähed puudusest, eks ju. Sa lähed teiselt inimeselt seda tahtma. Ja siis, kui sa hakkad seal nagu kasvama ja sa lõpuks jõuad sellesse nii-öelda paremasse kohta selle enesearmastusega, siis võibki tunduda, et sellest teisest inimesest on sulle nagu vähe või et ta ei paku sulle enam seda, aga tegelikult sa oled ise nagu inimesena muutunud. Ja nüüd ongi, et kas see teine inimene nagu areneb kaasa, kas te saate koos muutuda või kui ei saa, siis teatud hetkedel ongi nagu see, et sa pead nagu valikuid tegema, et mis siis see sinu jaoks oluline on, mis see suund on, kuhu sina liikuda tahad. Oma tunnete ja emotsioonide jagamine on suhetes kõige alusel aus enda vastu ja jaga siiralt ning ausalt kohalt jaga ainult läbi enda. Jah, vaata, siin on ka see, et kas teine inimene jälle selle vastu võtab, on ju. Vaata, aga tegelikult see on nagu see koht, kus sa peadki minema sellest kohast, et sa ei pea nagu mõtlema, kas teine võtab seda vastu, sest kui sa oled suhtes, siis sa pead saama ennast väljendada. Kui sa ei saa ja ta vastu seda ei võta, siis sellest suhtest ei saagi. Siis ei olegi, et see on see, kui kommunikatsiooni pole, siis pole midagi tegelikult ja see on kõige alus, eks ju. Aga lihtsalt, et väga tihti on ka nagu see, jälle, mida ma oma suhetele tagasi mõeldes, ja tegelikult see ei pea olema ainult paarisuhe, see võib olla ka sõbrasuhe või ükskõik milline suhe, mida ma ise olen ka nagu teinud, et vaata, kui me kogume selle, nagu sa ütlesid ennem, et sa kogud selle karika täis ja siis lendab nagu see gaas maha, on ju. Et kui me kogume seda enda sisse, siis ühel hetkel lendabki nagu valimatult, ma ei vali enam seda hetke, ma nagu üldse ei vaata, kas see teine inimene, et mis olekus ta on, kas ta on valmis mind kuulama, ma valan lihtsalt selle välja ja sealt võib ka tulla see, et see teine inimene ei suuda vastu võtta, sest tal on võib-olla väga raske tööpäev olnud, tal on mis iganes seisundist ta võib olla, et sa ei austa seda, mis olekus on teine inimene,
aga kui sa lepid selle nagu eelnevalt kokku, et ma tahaksin nagu rääkida, et millal see sulle on ka okei ja te olete mõlemad nagu piisavalt okeis seisus, et jagada, vaat siis need vestlused ju viivad alati rohkem edasi, on ju. Et see on see raskete vestluste pidamise oskus ka, on ju, et sa valid aega ja kohta, millal sa seda teed, et sul ei ole neid segajaid, noh, nii on näiteks kui pere ka, et siis lapsed ei kilka seal taustal, on ju, et noh, et sa pead ikkagi... Ja sa ei saa samal ajal kellegile toeks olla, kui sa lapsed karjuvad sealt kõrval ja tahavad, kuidas saada midagi, on ju. Just. Et see pole võimalik mingit laadi mõelda. Jah, Caroli arvas, et ta lõpetab tänaseks laivi ära, et... Ai, tegelikult oli see, et TikTokis oli suht palju meil vaatajaid. Ja... Okei, tegelikult meil on 20 minutit veel, et me oleme täna otsustanud teha 1,5 tundi. Ja kui siit tekib neid huvitavaid teemasid veel edasi, siis ma arvan, et me saame lihtsalt korrata. Jah, vaata, inimesed võiks kaasa rääkida ja ise ka enda arvamust rohkem avaldada. Vaata, keegi kirjutab meil siin all. Ma andsin lugemise rolli Carolile, sest mul endal on natukene keeruline selle kaugelt ja lähedalt lugemisega, nii et mul on sekretär täna. See on seesama, mis ma ette ennem lugesin. Oli juba olemas, jah. Okei, aga siis, kui kellelgi on veel küsimusi, võite juurde küsida. Kas sul, Caroli, muidu tuleb meelde, tahad sa siia palve või? Ei, ma vahet kellegi. Et tuleb sul meelde veel äkki kellegi küsimus ka või? Üks oli, vaata see... Seoses selle Leinaga, vaata. See raseduse, see... Ahah. Okei, see oli vist, kui raseduse peetamine on olnud inimesel, et siis arstid ei kipu sellest teemast väga rääkima. Okei, aga said sa nagu selle koha ka kätte, et mis vaatenurgast, mida ta nagu otsis selles, et kas ta otsis sellest nagu arstipoolselt mingit toetust, selgitust või mis see oli pigem vaata see emotsionaalne pool, et kuidas vaata pärast poole nagu toime tulla nende emotsioonide ja siis selle tundega enda sees, mis sinust tekib, vaata, sest et olgem ausalt, see on ju lein on lein, on ju. Okei, noh, nii palju oskan ma ei oska lapsekaotuse koha pealt otseselt sõna võtta, aga mida ma oskan öelda oma arstil käimiste ja just näiteks selle sama silmakogemuse poolest, mis oli päris ränk mul siin aasta jooksul, siis ka lääne meditsiinis tegelevad arstid tagajärjega, et sealt nagu emotsionaalset tuge üsna tihti me ei leiagi, et selleks on tegelikult teised inimesed ja selleks ongi terapeudid, psühholoogid või siis ka nii-öelda sõbrannad tuttavad, keda sa usaldad või väga palju suurem osa kindlasti annab, kui sa leiad sellise inimese, kes on selle sama asja läbi teinud, kuidas tema sellest välja tuli, sest alati inimene, kes on mingi kogemuse läbinud, oskab sulle palju paremat nõu anda kui see, kes lihtsalt raamatutarkust kõrvalt räägib. Aga lihtsalt lääne meditsiinis nad tegelevad sellega, mis sul on, et sind kokku panna, minu puhul näiteks seesama, et see võrkkest saaks kinni. Aga see, et ma tuleksin sellest kogu kogemusest läbi, selle psühholoogilise teemaga saan ma tegeleda ise ja siis nii-öelda teiste inimeste abiga, et... Jah, ma ei oska ka nagu enda poole pealt nagu rääkida sellest, mida tähendab siis lapsekaotus, sest ma ei ole ka seda läbi ise elanud, on ju. Et see kogemus mul kahjuks puudub ja ma arvan, et ma küll oskan ja suudan ennast panna teise inimese olukorda, on ju. Aga ma arvan, et täielikult mõistab seda ikkagi see inimene, kes on selle ise nagu läbi elanud, on ju. Aga tõenäoliselt lein on lein, on ju. Et sa peadki laskma endal tunda neid tundeid, aga sa ei saa süüdistada selle juures ise ennast. Et mõelda nüüd, et mina olen nüüd süüdi selles, et see laps ei sündinud, on ju, või et ta nagu ära suri seal kõhus, on ju. Et mitte keegi pole sellest süüdi. Olgem ausad, sünnitavad need, kes on padujoodikud, kes on padunarkomaanid, mida iganes, on ju. See hing sünnib, kui on määratud tal sündida. Et kuna mina ise usun sellesse, ilmselgelt paljud ei usu sellesse, on ju, aga see on lihtsalt minu vaatenurk sellest, et meil hingedena ongi oma aeg siin maal, on ju. Ja vahest mõni hing ongi tund võib-olla ainult korraks siia, et kogeda seda elu ainult läbi ema kõhu, on ju. Et ta ei olegi määratud sündima, vaata. Ja samas võib-olla ei saa öeldagi seda, et aeg on vale või
või et see laps ei olnud sulle määratud või mis iganes. Järelikult ongi see kogemus, mille pead sina tegema läbi hingena ja mille peab ka läbi tegema see laps sellena hingena, vaata. Et see on nagu siuke hästi raske koht kindlasti selles suhtes, et oluline ongi see, et ei jääks kinni enese süüdistamisse ja mõtlemisse sellesse, et miks nüüd nii läks ja mis nüüd juhtus, on ju. Et nende emotsioonidega on kindlasti raske toime tulla. Muidugi sa ju hakkad seda last ikkagi armastama sellest hetkest alates, kui sa neid esimesi triipe seal rasedustestil näed, on ju. Et siin ongi, ma arvan, see, et oluline on lasta endal leinata ja lasta endal tunda neid kõiki tundeid. Et see on nagu hästi-hästi oluline selle kõige juures, ma arvan. Ja siis vaadata, et mis sind ikkagi ennast sealt nagu välja aitab, sest üldjuhul me mõtleme seda, et kui me saame teada mingisugused põhjused konkreetselt, näiteks meditsiiniliselt, et siis mul on nagu kuidagi kergem, aga see ei muuda ju tegelikult olukorda või seda kogemust, mida sa koged ja mis siis tegelikult juhtus, et seesama mu enda silmanäide, et kui ma saaksin nüüd täpselt teada selle põhjuse, miks see niimoodi juhtus, aga see ei too tagasi mu silmanägemist, see ei võta mult ära seda kogemust. Ma elan ikkagi selles praeguses hetkes täna siin ja praegu ja ma pean elama nagu seda parimat elu, mida ma saan siit nüüd edasi elada. Ehk siis seesama et loomulikult need valud ja ikka ma lähen aeg-ajalt sinna tagasi, sest et mul nüüd on 10 kuud kogu sellest protsessist möödas. Et kui mul tulevad 10 värinat siiamaani, kui ma võtan, et see eelmise aasta augustis, kui see juhtus, et ma olen nagu nii lühinägelik, aga see nägemine oli mul ikkagi tunduvalt parem, kui ta nüüd. Ma ikka lähen sellesse ja mõtlen, et kuidas ma siis ei osanud võib-olla seda nii hästi väärtustada, mis mul siis oli võrreldes tänasega, aga ma tulen sealt väga ruttu tegelikult täna välja, sellepärast, et mul ei ole mõtet minna, see on sama nagu me rääkisime sellest ohvrirollist, et ma tegelikult kukun sellisel juhul sinna ohvrirolli ja ma hakkan nagu taga nutma seda minevikku, aga see ei aita mind täna edasi. Et ma luban aeg-ajalt teatud ajaks teadlikult endal sellesse kukkuda, sest ma kogengi need emotsioonid uuesti läbi, aga ma ei jää sellesse enam kinni. Jah, oluline et sellesse kinni ei jää ja see, et sa ikkagi meeles pead seda last, on ju. See on täiesti okei ja ta oligi üks osa ju sinu elust, ükskõik kui kaua ta siis nüüd sul seal kõhus olemas oli või kui kaua ta polnud, on ju. Ja võib-olla see ka ikkagi võtta, et mida see kogemus sulle nagu õpetama tuli, et need väga rängad kogemused seal taga on üldjuhul mingisugune väga suur teadlikkus, mis on ja see, et sa sellest väga rängast kogemusest tuled inimesena läbi, siis sa oled tugev inimene, et selline kogemus on sulle antud. Seda ei anta igaühele kogeda, sest me kõik lihtsalt ei tuleks toime sellega. Jah, ja kui sa tunnedki, et sa ei tule üksi oma emotsioonide või tunnetega nagu toime, siis ongi mõistlik otsida endale see parim lahendus, mis sind aitab, kas siis alternatiivse poole pealt või siis päris meditsiini poole pealt või mis iganes, on ju. Ja kindlasti, et sa ei jää siis, kindlasti sellisel juhul on see oht suur, et sa jääd ju sellesse hirmu kinni, et kui järgmine laps peaks tulema, et ei läheks samamoodi, et see on tervise järeluse. See inimeste see hirmu tunne, sellest tuleb küll lahti lasta, et see, et sul on isegi kui sul on 2 korda niimoodi olnud või 3 korda niimoodi olnud, siis ei tähendagi seda, et 4. korda niimoodi oleks, on ju. Et iga rasedus on ju ikkagi uus ja see on uus algus, on ju. Et kui sa hakkad juba selle raseduse alguses mõtlema selle peale, et äkki nüüd läheb jälle täpselt nii nagu eelmine kord, siis tõenäoliselt lähebki, sest ise kutsud ju tegelikult just seda ligi, on ju. Me oleme need kaasloojad tegelikult kogu aeg nendele kogemustele ja see suund peab olema ikkagi selles positiivse muutuse suunas, et ega seda, ütleme niimoodi, et välist abi tuleb alati nagu küsida, sest nagu me ütlesime, me oleme sotsiaalsed olendid ja me oleme nagu loodud olema nii-öelda paari suhtes ja suhetes ja suhtlema. Aga see päris muutus saab ikkagi alguse nagu sinust endast, et ja küll see teine inimene kuulab, ta võib-olla toetab sind, sa saad sealt midagi, aga selle sa pead ise endasse integreerima ja see muutus peab toimuma ikkagi sinu sees, et sa pead ise endast selle nagu omaks võtma ja läbi tulema, et see ei ole mitte kerge, Ja võib-olla see arusaam ka siin, et kus kohas on siis nagu tark küsida abi ja kus kohas on vaja võtta ka see aeg ainult ise endale.
et need mõlemad pooled on ka olulised, et nende emotsioonide kogemiseks ja läbitundmiseks on sul tegelikult seda aega ka endale üksinda vaja. Et mitte, et sa peaksid nüüd jätma ennast üksi, aga et sul on mõlemad, et sul on nii oma aeg kui siis see abi nagu, mida sa vajad. Et tunneta seda, mis sulle endale nagu kõige vajalikum on. No siin öeldi, et see, et sulle tuli kogemus, ei saagi kohe aru, see taipamine tuleb hiljem. No see tulebki hiljem, aga oluline ongi see, et sa ei jäägi sellesse emotsiooni kinni, et sa nagu üritad ikkagi tegeleda sellega, et sa ei süüdista iseennast, sest et ilmselgelt ei ole sina selles süüdi, on ju. Et see on üks elu osa ja sünd ja surm käivadki käsikäes ja siin ei ole see, et surm küsiks vanust, on ju. Eludel lõpeb ära siis, kui ta peab lõppema. Et teaduslikkusele muidugi fakti taga ei ole, on ju. Aga mina olen asjadest ikkagi aru saanud niimoodi, et igal asjal ongi oma aeg ja meie aeg siin maa peal ongi piiratud. Meil on justkui nagu vaata see, ma ei tea, mis selle filmi nimi oli. Seal filmis oli vaata käe peal oli see kell, vaata, ma ei tea, kas sa oled näinud, kus jooksevad sul need alles jäänud minutid, vaata, kaua sa veel elada on jäänud, on ju. Et me küll reaalselt ei näe seda, aga meil kõigil on see kell olemas, on ju. Me lihtsalt ei tea, millal see meie aeg on ja vahest ongi inimesed lähevad natuke liiga vara, on ju. Et lein on selles mõttes, et see on raske teema muidugi. Ja eks see kõige olulisem siin on ikkagi tagasi saada see hingerahu ja see edasi mineku jõud, et ega siin muud ei olegi, et vahest on vaja, öeldakse, et tegelikult aeg ei paranda haavu, aga meil on vaja aega. Et leppida. Et jah, läbi tunda ja leppida, jah. See on pigem see leppimine, et haavad sul muidugi ka, need haavad jäävad sus ikka alles. Aga ajaga sa ikkagi nagu lepid sellega ja sa saadki nagu aru, et surm ongi elu üks osa, on ju. Et vaata, vana inimese puhul on meil kuidagi hästi kerge leppida sellega, et see vanem inimene nüüd sai surma, on ju. Ta oli ju vana ja see ongi loomulik eluprotsess, on ju. Aga noore inimese puhul on seda suht keeruline teha selles mõttes, et see on väga raske teekond, mida käia. Ja ma võin enda kogemusest öelda, et ega aeg ei päranda haavu, sa lepid sellega, sa harjud sellega. Ja on hetki, kus sul tulevad ikka need emotsioonid üles ja see on täiesti fine, et need üles tulevad. Lasedki endal tunda ja lähed eluga edasi, on ju. Ja just, et see on hästi oluline tegelikult teada, et see nii-öelda tervenemine, millest me hästi palju nagu tänasel päeval räägime, et see tervenemine ei ole mingi sirge joon, vaid see tervenemine ongi kihiti. Et kui sa mõtled, et sa oled võib-olla juba väga heasse kohta jõudnud, siis võib tulla mingisugune asi, mis jälle tõmbab sul selle vana teema ülesse. Ehk siis tegelikult need tunded tulevad uuesti ülesse, sa saad uuesti neid tunda ja sa tuled jälle sellest nagu välja. Et nagu Carol ütles, et täiesti fine on, kui see tuleb ka mingi aeg hiljem veel uuesti selle sama valuna ja sellena, aga sa ei sure ära sellest. Vahest on kõige lihtsam viis, kui on hästi raske kogemus elus või paanikahoog või ärevushäire või mis iganes, et on endal lihtsalt öelda, et ma ei sure ära, ma tulen sellest läbi. Jah, et paanikahoogi on ka see, enne vist ka natuke vaata rääkisime, et tegelikult aitab hästi palju hingamine. Mul endal on ka mingi hetk on olnud neid paanika ärevusooge ja see on päris jube tunne on see. Aga mul aitab alati see, kui ma hingan, nagu päriselt hingad, vaata sügavalt sisse välja vaata. Et ma tean, et mõnel aitavad ravimid, on ju, aga kuna mina ei ole ravimite usku selles mõttes, siis, mis on niimoodi naljakas, mu ema on meditsiiniõde, on ju, ja siis on tütar, kes ei ole ravimite usku. Ja see on üks armasus veel, minu ema on eluaegne apteeker ja üldjuhul olen ka, kui täna ma olen rohkem, vaatan terviklikku pilti, kuidas üks toetab teist. Ma mõtlen antidepressantide puhul, minu arust antidepressandid ei ole need, mis inimest terveks raviksid. Need ei ravi sind terveks. Need lihtsalt summutavad sinust selle mingisuguse emotsiooni, aga on inimesi, kes vajavad neid. On inimesi, kellel ei tohiks neid üldse kirjutada. Et see ongi nagu see, et mina isiklikult arvan, et inimene peaks olema piisavalt tugev, et tulla ilma abivahenditeta välja enda traumadest ja enda nendest asjadest, et see muudab sind lõppkokkuvõttes tugevaks, on ju. Et see on jälle see, mis on minu arvamus,
ja seda ei saa ma öelda teisele inimesele, kes nüüd antidepressante võtab ja ma ei lähe talle ütlema, et kuule, asja, nii nõrk oledki või? et ei ole, inimesed on erinevad, vaata. Individuaalsed nagu noh, nii-öelda lood, et see on nagu see, et mulle meeldib ka tegelikult nagu see lause, et vahest, et selleks, et kuskilt traumast nagu edasi minna ja selleks, et sul oleks kellegiga edasi minna, siis vahest on vaja, et see noh, korraks inimesele see antidepressant kirjutada, et ta üldse elus püsiks, sest et noh, et sul on nagu elusa inimeseks saad edasi minna. Aga ma ei toeta kindlasti ka seda, et need jäävad nagu aastateks, sest et selle asemel, et tuua see vajalik emotsioon sinust välja, siis need antidepressandid lükkavad selle alla, aga ühel hetkel see korp lendab pealt ära nii või naa. Ja mida võib-olla paljud inimesed nende antidepressantide võtmise juures ei mõtle, on see, et lisaks sellele, et nad summutavad ära võib-olla sinu kurbuse ja ärevuse, aga nad summutavad ära ka sinu rõõmu ja sinu entusiasmi, ehk siis ka need positiivsed emotsioonid, et sa oledki kohati nagu zombi. Noh, see on jälle nagu inimesed hästi erinev, hästi tore, kui inimesed ise jagavad siin oma kogemusi, et see on tegelikult selline teema, mida ei saa väga laialt nagu üldistada. Ja see ongi vaata see, et kergem tee on alati võtta need ravimid, on ju. Et kui sa näiteks isegi võtad ju, võtame peavalu. Peavalust lahti saamiseks on erinevaid viise, on ju. Kas sa nüüd võtad selle paratsetamooli endale sisse, on ju, või sa üritad mingi loodusliku asjaga sellest lahti saada, on ju. Mis vahe on looduslikul asjal ja paratsetamoolil on ju see, et üks ei ravi seda põhjust, mille pärast sul see tekkinud on, vaid ta lihtsalt ta surub alla selle kuskile, ta võtab ära selle, aga sa võid hommikul ärgata uuesti ja su pea valutab endiselt. Ja noh, see jälle sõltub, et millist tüüpi peavalu, mis peavalu, milline elustiil, kõik jälle nagu nii individuaalne, eks ju, et noh, millest kellegil ja mis asjad, et noh. Antidepressantidega lihtsalt on see, et sul on oht jääda nendest sõltuvusse. Et sa ei saagi ilma nendeta enam justkui hakkama vaata. Et tegelikult on see, et see on kergem tee tegelikult. Mõnel inimesel võib-olla ongi seda vaja, sest et nagu ma ütlesin, kõik ei olegi vaimselt nii tugevad ja see ongi fine, et me olemegi ju kõik vaimselt väga erineval tasemel, juba sellepärast, millised on olnud meie elukogemused, ja milline on meie lapsepõlv olnud, et see ka ju muudab meid täiskasvanuna selles mõttes, kas siis nagu nõrgemaks või tugevamaks, et mõnel inimesel muidugi on neid vaja, aga mina arvan, et see ei peaks olema esimene valik, mida inimene valib, et tänapäeval ikkagi kirjutatakse neid liiga kergekäeliselt välja selle asemel, et tegeleda nagu juurprobleemiga, vaata. Et kui meil oleks võib-olla rohkem selliseid spetsialiste erialade peal, nagu meil on siis meditsiinist väljapool, et siis ma arvan, et meil oleks palju rohkem neid tervemaid inimesi, et selles mõttes, et kuigi jah, ravimitööstuse puhul võib-olla ongi see, et tahetaksegi inimesi hoida kuskil sõltuvuses, see on ju kõik raha ja blablabla, see on juba jälle teine teema, Ja noh, jälle siia teisest vaatenurgast öeldes on ka see, et tervemaid inimesi saab siis ka rohkem olla, kui inimesed võtavad ise vastutust rohkem. Et ühesõnaga, jah, et see, et sulle kirjutatakse antidepressant versus see, et sa ikkagi tahad ise leida lahendust, mis ei tee sind sõltuvaks. Aga vaata, kui ma lähen arsti juurde, siis mina ju ikkagi usaldan seda arsti ja ma kuulan seda arsti, ja kui tema ikkagi ütleb, et sul ei ole muud lahendust, kui see ravim võtta, siis noh, sa ju usud seda, sa usaldad seda, vaata. See elukogemus tuleb sul juba jälle läbi enda kogemust, ja sa saad teadlikumaks, et kui ma võtan näiteks täna võrdluseks siia selle, et kui ma olin esimest korda lapseootel versus siis see, et ma nüüd täna olen 5. korda, siis ilmselgelt ma ei kuule ühtegi arsti, sest et ma tean ise, Aga esimese lapsega ma ju kuulasin ikkagi arste ja usaldasin neid ja arvasin, et neil on rohkem õigus kui minul endal, Aga tegelikult sisetunne ei eksi. Sisetunne teeb alati, Ja nii ongi ja noh, jah. Aga jah, kui sa tahad päriselt terveks saada, siis on vaja leida see juurpõhjus, mitte see, et sa võtad selle väikese tableti sisse ja sa arvad, et ta lahendab kõik su mured, Või siis kohati võib-olla selline olukord ka, et võta see, aga hakka kõrvalt ka tegelema selle põhjusega. See juurpõhjusega vaja nagu nii tegeleda. Kombineeritud ravi annab ka tihti nagu... Kui sa tahad terveks saada, siis on vajalik. Seda ma just enne ütlesingi, vaata, et tegelikult on ju neid inimesi ka, kes aduvad ära, et ta ei taha sinna
ravimiküüsi minna ja ta otsib siis teise inimese. Peavalu tuleb siis, kui veepuudus ei ole. Peavalu tuleb erinevatel põhjustel, see ei ole ainult vedelikupuudusest. Üks variant kindlasti, jah. Peavalul on jah nii palju erinevaid neid põhjuseid. Isegi stressist võib peavalu tekkida. Aga toitainete puudus on ka kindlasti üks asi ja veepuudus absoluutselt. See on üks põhjus, on ju. Et seal ma räägin, et neid case'e... Peavalu võib ükskõik millest olla. Kehvast suhtest. Inimene muudab su pea Okei, aga meil on tegelikult kell on täpselt 7:30, nii et kas meil on... Me ei vastuta teiste tunnete ja emotsioonide eest, kui oleme ausad ja siirad. Kui minu jagamisest läheb teisele midagi pihta, siis on need tema teemad, mis on tal aktiivsed. Ja siis naised, kas teiega on võimalik kuskil ruumis reaalselt kohtuda, näiteks vestlusõhtul naistekal. See oleks olnud mingi hull väljakutse, on ju. Aga miks mitte? Jaa, sest mina olen küll tegelikult mõelnud, et peaks tegema selliseid päris elu kohtumisi ka. Ma pole kunagi mõelnud, et keegi üldse tahaks kohale tulla ja... Mulle tegelikult öeldi enne laivi juba, et kas te kohvikus ei taha teha, et me tuleks päriselt kohale. Ma ütlesin, et okei, väga hea tagasiside, aga võtame plaani. Jah. Võtame plaani ja ma arvan, et täna me ütleme aitäh nende küsimuste eest ja mulle tundub, et me võiksime isegi sellisel kujul neid kohtumisi veel teha. Aga siis vaatame, kas äkki hoopis teemegi päris... Ma nüüd täna ütlen seda, et see sõltub rohkem Carolist kui minust. Sest nagu te kuulsite, siis... Ei, mul aeg on. Tal aeg on. Nagu te kuulsite, siis tal aeg on. Aga pakkuge välja selles mõttes, kus see koht olla võiks ja siis me hakkame mõtlema selle peale. Enne kui haarad tablaka võta vett, enne kui mürgitad ennast. No, vaata, peavalusi on erinevaid, ega me enda kogemusest võime rääda, mul on migreenid ja igasugused asjad on, et ei, see klaas vett ei aita mitte. Vaata, kuidas meil see universum toetab meid, et sul saab kohe järgmine aku tühjaks, et meil on ikka hästi see Miks mul aku tühjaks saab? Mul on kodus mitte ükski laadi ja ei lae normaalselt mu telefoni. Aga mul ei ole, vaata, see originaal juhe läks katki, on ju. Ja tänapäeva telefonid, kui sa ostad telefoni, siis ega sa jumala eest adapterit kaasa poest ei saa, sa pead adapterit eraldi ostma. Aga võta praegu seda nagu sa praeguses olukorras, see on lihtsalt sellepärast, et meil on kell täpselt 7:30, meil on aeg lõpetada võtta. No mul pole taku täis. Aga jaa, kirjutage iga juhul jah, et kus see koht olla võiks ja kui võimalik, siis me võiks tegelikult päris elus teha ja kui ei, siis ma arvan, et me äkki teeme neid laive ikkagi veel. Päris põnev oli, minul oli küll väga põnev, et aitäh kõikidele. Teemadest saab nii pikalt ja kaua rääkida, et kui ma alguses mõtlesin, et me võib-olla võtame ka mõned mingid kaartide küsimused, siis selle me jätame järgmiseks korraks. Teemegi võib-olla järgmise laivi sellise, kus on pool aega on siis mingid teemade rääkimine ja siis pool aega saab küsimustele vastata läbi kaartide. Väga hea mõte. Ja üldse pakkuge nagu selliseid sobivaid aegu ka teile, sest siis me teame nagu paremini arvestada ka, et mis ajal te olete nagu rohkem valmis kuulama ja osalema. Kas nädala sees või nädala vahetusel. Ja kellaajad ja kõik, et... Hommikust aega paluks mitte. Ma ei ole hommiku inimene. Aga tore, igal juhul suur tänu kõikidele osalemast. Ja aitäh minu poolt ka. Ja näeme järgmine kord. Ja, aitäh sulle ka. Tšau. Tšau. Nüüd annab siit 100 kohta kinni panna.